ma ei mäleta küll, et keegi oleks mind, ma ei tea, marsabussi ees umbes nagu tõugand eemale öelnud, et täna õhtul sa koju ei sõida. Okei, no siis tõesti vist jah, kätekõverdusi pole sul vaja, et kui süsteem on sinu vaenlane, siis ilmselt on vaja mingit muud relva, aju. Aga sul on seljas Iron Maideni särk ja me salvestame maailma parima podcasti popkulturistide 11. osa. Me oleme sisenenud oma uude 10. Eelmine osa möödus sellises piduses meeleolus. Vines. Jah, seekord saame jälle kainemalt asuda asja kallale. Kas me jätame nagu intro vahele? Ei, ärme jäta. Teeme ikka ära. Ja. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, minu nimi on Jim Ashilevi. Ja te kuulate podcasti nimega Popkulturistid. Jah, popkulturistid tõesti. Väga tore on sinuga jälle siin olla ja täna me võtame ette siuksed eriti lahedad teemad, mis on seotud tehnoloogiaga, aga me lahendame neid, ma arvan, kuidagi niimoodi, et see võiks kõigile väga huvitav olla. Ma vähemalt üritan seda meeles pidada kogu aeg, et räägi ikka nii, et see tegelikult ka oleks huvitav, eks ole? See on väga, ja see on hea asi, millest juhinduda. Räägi nii, et oleks huvitav. Ja. Aga ma arvan, et ma mõtlesin, siin on, kuna me juba ühe korra oleme siin rääkinud erinevatest siuksest tehnoloogiafirmade presentatsioonidest, siis ma nagu väga ei taha detailstesse minna, aga kuna toimusid just 3 siukest väga põnevat teadaannet, mitte ainult siukest üritust, vaid nagu teadaannet, siis ma mõtlesin, et nagu korra võiks ära mainida, et võib-olla meie kuulajad natuke ootavad mingeid sõnumeid nende kohta, et püüame niimoodi kiiresti ja lihtsalt ära rääkida, et Nintendo, sa oled siin rääkinud mitu osa, kuidas sa ootad, et tuleks midagigi infokillukegi Nintendolt, et mis see nende järgmine suur saavutus, nende järgmine suur mängukonsool olema saab. Ja nüüd me ju teame põhimõtteliselt, mis olema saab. Ja kuidas sul tunne on? Oi, ma olen väga elevil. See infokilluke saabus mõned nädalapäevad tagasi, kui Nintendo väga niimoodi lakooniliselt ja samas väga teadlikult elevust üles küttes postitas sotsiaalmeediasse väikse vihje, et jälgige täna oma infokanaleid, tuleb üks teavitus. Ja pildike oli juures Super Mariost, kes siis sellise kardina tagant välja piilus ja põhimõtteliselt lehvitas. Ja see teavitus saabus siis videokujul. See video on selline 3-minutiline meeleolukas siuke presentatsioon sellest, kuidas põhimõtteliselt sa võid lõpetada oma elu elamise, sest et Nintendo Switch täidab kõik su ööd ja päevad, kui sa seda vaid tahad. See oli siuke elustiili video, eks ole, siuke, et see on see Nintendo Switchi elustiil, mida sa nüüd elama hakkad, su sõbrad tahavad sind külla kutsuda, et sa nendega mängiksid, sa saad minna oma kodust välja oma mänguga, sõita, mängida, istud bussis mängid, istud rongis mängid, jalutad mängid, sõbrad kutsuvad katuse peole, mängid, kõik mängivad, kodus mängid ka. Koer haugub, sa ei vaata talle otsegi, lihtsalt võtad Nintendo kaasa, viid koera jalutama, aga kordagi koera poole ei vaata, sest et sul on Zelda mäng parasjagu pooleli. Ma sellest seda koera näinud ka, olgem ausad. Täpselt, koer on kogu aeg samasugune, aga Zelda mäng, seda ju tahaks ikka näha, et mis see endast kujutab. Ma eeldan, et see Zelda mäng tuleb uus, mitte remake. Ja, see on see põhiline müügiargument uuel konsoolil. Aga täpselt nii nagu sa kirjeldasid, nii see video ongi, taustaks mängib lugu, kus laulja väga mõnusalt laulab Be yourself, life is what you make it või midagi sükest, et ei, kuidas see oli? Be yourself, kuidas see oli? Mitu korda sa seda video oled vaadanud? Väga mitu korda. Ma olen näinud ühe, nii et ma neid sõnu ei tule pähe. Ma võtan YouTube'i ette ja ma kohe aitan Jimmy sellega, et vaadata Nintendo. Lase seda lugu mikrisse korra. Ma ei tea, kas me rikume sellega autoriõigusi, aga kui ma väga lühidalt lasen, võib-olla, siis on okei. Kusjuures see ei olegi automaatselt, ta ei täida ära, et see on Nintendo Switch. Vaatame, mis siit hakkab muusika mängima. Keri, see natsa edasi, seal alguses see koer haugub. Hobune, aga jah, ei tea, ikka veel, ei tea. Jaa, be yourself and try to have a good time.
ja, okei. Ma rohkem ma pidin siia peale ka veel seletama, sest muidu äkki pärast on probleem, aga kui me seda kommenteerime, siis see on fair use. ja, absoluutselt. Seda muusikat kommenteerida, nii et ärge palun kaevake meid kohtusse. Ühesõnaga, Nintendo sõnum on see, et be yourself, mis tähendab seda, et ole enda vastu aus, tegelikult sa ju oled lihtsalt mängur, mitte miski muu sind ei huvita. Ole aus, be yourself. Ühesõnaga, pühenda kogu oma aeg mängimisele. Nintendole. Ja try to have a good time. Loomulikult Nintendo abil see good time hakkab olema ja see good time on 24/7. Põhimõtteliselt ära konsooli käest pane. Üks mu sõber tõi välja, et teda väga häiris selle reklaamvideo puhul just see, kui rajult seal rõhutati seda, kuidas sa peaksid justkui nagu igas olukorras, absoluutselt igas mõeldavas olukorras ainult mängima, et põhimõtteliselt lõpeta kõik muu. Noh, mina seda päris nii siukse nagu, ma ei näinud seda nagu nii väärastunud sõnumina, sest et ma ise olen juba nii rängalt Nintendo sa oled juba nii ära läinud, sa pole oma koera aastakümneid näinud. Mu koer suri ära vahepeal isegi, et noh, et Nintendo mängimisest. Mitte Nintendo mängimisest. Aga, et ühesõnaga, mina tulin Tartus Vanemuisest just parasjagu vist etenduselt, mängisin seal Otellot ja jõudsin väsinuna tagasi külalistemaja tuppa ja Nintendo oli selle video üles riputanud ja ma vaatasin seda ja sain aru, et aitab sellest näitlemisest, aitab sellest kirjutamisest. Märtsis 2017 ma ostan uue Nintendo ja siis alles algab elu, siis ma saan olla mina ise ja siis ma saan nautida. Try to have a good time. Nojah, mina seda video nagu niimoodi ei tõlgendanud, et ma nüüd pean, eks ole, kõikides nendes kontekstides mängima, aga mul on see võimalus. Mind jubedasti ajasid elevile need imepisikesed puldid, millega sa kuidagi saad külgedelt need puldid ära võtta, saad kokku panna üheks väga kahtlase kujuga puldiks, sa võid sinna vahele mingi tüki panna, et tast normaalse kujuga pult teha, aga sa võid ka pool pulti siis sõbrale anda, siis siukse mini pisikese puldi peal nagu kahekesi mängida, et ma tahaks täiega proovida, kuidas see asi tegelikult siis nagu toimima hakkab, et põnev, äge tehnoloogia tegelikult, et sa saad nagu, ta on siuke modulaarne, adapteeruv ja sealt ka siis see, et igal pool, kus sa vähegi tahad, sa saad siis mängida. Jah, vaata, ma täitsa usun seda, ma ei tea, kas see on siis teooria või, no ütleme jah, et ma usun seda ennustust, et konsoolid ikkagi lõppkokkuvõttes varsti kaotavad oma tähtsuse. Selles mõttes, et nüüd, kus juba inimeste taskutes on telefonid, mis on sama võimsad kui, mis on võimsamad kui oli, mis iganes PlayStation 1, 2, et lõpuks on see tehnoloogia jõuab oma võimsuselt sellisele tasemele, et sul ei ole vaja osta eraldi konsooli selleks, et saada seda graafilist jõudlust, seda toorest mootorit endale koju, sul on see kogu aeg juba olemas, peaaegu igas seadmes, lõpuks sul on telekas ka sama võimas kui mis iganes konsool, mis praegu on olemas. Nii et kokkuvõttes lõpuks loeb ainult see tarkvara, loeb see mäng ise ja see, kas see mäng nüüd tuleb sulle siin ekraanile läbi sinise karbi või läbi punase karbi, läbi kolmnurkse karbi või läbi ümmarguse, see ei oma tähtsust, et konsoolide päevad on loetud, ma täitsa nagu usun seda, kuigi teatud kurbusega, sest et mulle iseenesest see konsoolide siuke nagu need esemed iseenesest meeldivad mulle meeldib, et konsoolidel on erinev disain, et neil on mingi oma siuke nagu iseloom, mis tuleneb sellest disainist, aga ma saan aru, et see on kõik siuke nagu üleliigne siuke, et ma fetišeerin natukene nagu üle ka neid asju lihtsalt, sest et kokkuvõttes meil on niigi palju asju elus. Ja vaata, Nintendo ülesanne oli ju ülimalt keeruline nüüd, sest et nad Nintendo Wii'ga korraks nagu tõusid siukse komeedina taevasse, eks ole, ja üllatasid kõiki oma fenomenaalse müügieduga ja sellega, mismoodi nende toode siis erines konkurentidest Xboxist ja PlayStationist tol hetkel, siis PS3-st ja Xbox 360-st. Aga siis Wii'le järgnev Wii U oli tarbijatele lõppkokkuvõttes siiski nagu küllaltki nagu arusaamatu seadeldis, inimesed ei saanud aru, kas see on nüüd Wii mingisugune eriversioon, sest et see nimi oli nii sarnane, eks ole, Wii ja Wii U, et kui sa ei süvene, siis sa näed, et see on nagu mingi sama asi ja samas see nagu nägi välja nagu teistsugune.
mis selle siis eriliseks teeb, seal ei olnud väga neid third party mänge, eks ole, et sa ei saanud mängida neid põhihitte GTA-d. Ta ei olnud ka väga võimekas, ütleme, seal graafika poolest, et need põhihitid tahtsid just, praegu väga oluline ka mängu presentatsioon ja kui sa ikkagi saad kasutada neid võimalusi, mida need väga võimekad konsoolid ja arvuti pakub, et siis sa võib-olla ei taha sellele Wii U-le arendada, sest sa pead nii palju alla keerama seda visuaalset poolt. Jah, ja Wii puhul oli ju tore see, et see oli üllatavalt odav. Wii U jälle oli kallim, kui ma nagu nüüd puusse ei pane, aga vist oli. No oma tehnoloogia poolest ilmselt oleks pidanud juba kallim olema, sest oli keerukam. Ja siis nüüd Nintendol ongi vaja ronida sellest august välja, mille Wii U põhimõtteliselt tekitas. Nad peavad tõestama, et nad on endiselt konkurentsivõimelised mängutootjad ja see on hästi keeruline aeg, sest et konsoolid niikuinii on kaotamas oma erilisust praeguses nagu väga võimeka tehnoloogia nagu kättesaadavuse maailmas olukorras ja teiseks on suur küsimus, kas nad suudavad nüüd ikkagi muutuda piisavalt avatuks, et ka inimesed, kes tahavad mängida GTA-d, Call of Duty't, mis iganes suuri blockbustereid, mis on mujal saadaval, et kas nad saavad seda ka Nintendost, et Nintendol on loomulikult see oma intellektuaalne vara omand, mis on ülitugev, et kõik need Mariod ja Zeldad ja asjad on neil olemas ja sellel on oma fännibaas, nagu oma väga lojaalne fännibaas olemas, aga probleem ongi selles, et neist ei piisa tegelikult, et kui ainult need fanboyd ja fangirlid ostavad selle uue konsooli, siis nad on omadega pekkis põhimõtteliselt. Et neil on vaja tõusta jälle nagu fööniksina sealt tuhast nii-öelda. Kas see nüüd õnnestub ja kusjuures selle uue video põhjal ma võin öelda, et tõsise fännina, jah, ma olen nüüd väga elevil ja ma olen seda videot väga palju vaadanud puhtalt sellepärast, et mul tekib siuke lapselik, siuke jõulueelne siuke kõdi nagu kõhtu, et mingi uus mänguasi, vaata, et varsti tuleb, äkki ma varsti saan ja siis ma saan kuidagi unistada, et ka mina saan seda kuidagi katsuda kunagi. Aga tead, tegelikult see kriitilisem osa minust või skeptilisem osa minust on ikkagi natuke juba murelik, et võib-olla see konsool on ikkagi natuke, äkki ta on, vaata kui Wii U oli siuke veits arusaamatult siuke nagu segane asi või siuke segane tehnoloogiline lahendus. Mulle tundub, et see uus konsool Switch, mida enne nimetati koodnimetusega NX ja nüüd on siis ametlikult välja hõigatud kui Switch. Mulle tundub, et see Switch on veel keerulisem ja kuidagi arusaamatum asi. Ta pudeneb nagu laiali, ta on nagu mingi asi, mis on mõeldud kõigeks ja neid kombinatsioone on nii palju, et kokkuvõttes ta nagu kaotab oma siukse nagu lihtsuse, mul on siuke kartus. Nagu Wii U tõi siukse täiesti revolutsioonilise uue viisi mängida, sellise füüsilise viisi mängida, ta oli natukene... mitte Wii U. Vabandust, jah, Wii. Et siis see Switch nüüd tegelikult, nad võivad küll rääkida, et see on selline revolutsiooniline modulaarne kontseptsioon, sa saad temaga mängida kodus, sa saad temaga mängida katusel, sa saad temaga mängida trammis, aga olgem ausad, meil on need seadmed juba olemas, aga enne viitasid sellele, et need mobiilsed seadmed, mida me kaasas kanname, lõpuks see tunduski olevat siuke tahvel, millel on külgedele ehitatud väikesed siuksed nupud ja mida saab kodus siis panna dokki ja telekast mängida. Et ta ju kuidagi ei erine enamus tahvlitest, mis tal on parem, on see, et kui mina praegu oma nutitelefoniga mängin või mingi tahvelarvutiga mängin, need mängud on mõeldud nendele seadmetele, nad on mõeldud puuteekraanidele ja ma tunnen küllaltki palju puudust nendest nuppudest ja sellest teistsugusest mängustiilist. Et puutetundlik seade eeldab enda tüüpi mänge, ta eeldab mänge, mis on selleks loodud ja kuigi nende areng on olnud tegelikult väga huvitav ja on leitud igast lahedaid viise, kuidas seda puuteplaati ära kasutada, siis mina isiklikult ikkagi eelistaksin seda, et mul on mingi kontroller, mingisugused nupud, mingi füüsiline asi käes. Ma tean, et ma võin olla ka võib-olla selline vanem põlvkond, et järgnevate jaoks ei ole enam nii oluline ja me liigumegi sinna poole, kus konsoolid või eraldi nagu mängimisseadmed, et see ongi kõik nende puuteplaatide taga ja nüüd juba virtuaalreaalsus ja liitreaalsus ja mis iganes muud lahendused, aga mulle veel meeldib Nintendo poolne selline lahendus, et kui kõigil on mobiilsed seadmed ja tahvlid, teeme siis mobiilse seadme tahvli, millega me saame ringi liikuda, aga lahendame ta nii, et meil on seal ikkagi need pullid küljes, neid saab sealt ära võtta, neid saab erinevat moodi kasutada, aga proovime.
aga vaata, mulle tundubki see selles mõttes, mulle tundub, et sellest jääb väheks, et see ei ole piisavalt uudne lähenemine, see ei ole piisavalt üllatav tegelikult, sest et seda projekti ju ümbritses tohutult sihuke tihe saladuse loor, millest ei näinud keegi läbi ja nad hoidsid väga kiivalt saladuses oma projekti üksikasju, me teadsime ainult koodnime NX ja muud suurt ei teadnudki, vahepeal lekkisid mingitesse mängublogidesse mingid patendidokumendid ja siis inimesed spekuleerisid, et et ahaa, et näed, et see uus konsool vist hakkab toimima kassettidega nii-öelda või nende pisikeste selliste nagu kiipidega, on ju, et seal ei ole enam seda diskilugejat. Lekkis ka vist see plaan, et sul on keskel ekraan ja kahel pool puldid. Ma mäletan selliseid jooniseid. Ahah, okei, mina vist ei näinud neid jooniseid, aga igal juhul nagu põhiline jutt oli see, et see saab olema midagi enneolematut, täiesti uus lähenemine. No vot, ja mulle näib, et kui siiamaani siis nagu avaldati Nintendole survet, et kuulge, et te olete omadega niigi pekkis, et siis kasutage seda, mis teil on väärtuslik, andke see lihtsalt massidele kergesti kätte, on ju, et pange oma mängud tahvelarvutitele, nutitelefonidele ja te hakkate suplema rahas ja Nintendo ei olnud seda nõus tegema, on ju, sest nad tahavad, nad on siuksed nagu jäigad, eks ole, küllaltki, et me oleme ennegi siin saates võrrelnud neid, ma ei tea, Apple'iga näiteks, et nad ikkagi, neil on oma mingisugune ökosüsteem ja nad on üsna nagu kinnised, et nad tahavad kõike kontrollida väga, nii et nad siis oma kontrollifriikluses annavad välja mingisuguse oma tahvelarvuti põhimõtteliselt tegelikult, aga mulle tundub see nagu tobe kokkuvõttes, ta ei ole nagu atraktiivne piisavalt, sest et vaata, on ju antud palju välja igasuguseid pisikesi mingeid pilte, vaata, millele sa saad külge panna oma siis telefoni või tahvli ja see alati näeb natuke nagu naljakas välja ja ma saan aru, et Nintendol nüüd see disain on parem kui nendel pultidel, mida ma siin äsja mainisin, aga kas sellest piisab? Ma ei tea, mulle tundub, et just PlayStation 4 ja ütleme Xbox One näiteks on sellepärast ägedad, et nad ongi mingid asjad, mis on sulle koju mõeldud, vaata. Teleka all istuma. Et see on teleka all istuv omaette keskus, mis näeb äge välja ja see on, sa tead, et sa lähed koju, et sa saad seal nautida sihukest kõrgkvaliteetset meelelahutust põhimõtteliselt, sul on see keskus olemas. Kui sul on see nagu mingi Nintendo tahvel, mis tegelikult ei ole päris tahvel, aga natuke nagu on, et ta on nagu kuidagi sihuke nagu osake mõlemast asjast, samas olemata kumbki konkreetselt ja mulle tundub, et see võib selle toote muuta nagu liiga segaseks, saad aru, et ta ei ole nagu mingi üks kindel asi, vaid ta on nagu mingi 4 asja korraga ja kokkuvõttes siis ta nagu ei olegi ju, ta on lihtsalt mingi lisa, mingisugune, sul lihtsalt tuleb mingi pudi nagu koju, mingi tehnikapudi, mida sa saad Lego klotside kombel nagu kombineerida ja nii, aga siis kokkuvõttes nagu kokkuvõttes see, kui sa ta kokku paned, ei pruugi sulle enam üldse nii oluline olla. Nojah, ma ei tea. Need PlayStation, Xbox ju täidavad ka sellist ruumi, et meil on neid mänguseadmeid ju päris palju, arvutid, tahvelarvutid, nutitelefonid, eraldi mänguseadmed, kaasaskantavad mänguseadmed, mida iganes, et kõikidest nendest just need PlayStation ja Xbox täidavad seda niši, kus sa tuled koju väsinuna, viskud diivanile ja siis mängid midagi. Ta on selline lõdvestunud mängimisstiil, ta ei ole see, et ma nüüd, ma ei tea, koduteel igavuses võtan oma Nintendo välja ja natukene mängin siin bussis nüüd 30 minutit või nagu arvutiga, et ta ongi nagu, et ma nüüd istun maha ja mängin, eks ole, ma istun selle arvuti taha, see kuidagi tundub oluliselt aktiivsem, see on kuidagi oluliselt seotum, et see telekamäng, nagu ta on olnud alates seal, tegelikult isegi varem, kui olid need Super Nintendod ja Nintendo Entertainment System ja enne seda veel need pongid ja mis iganes, ongi see, et sa lihtsalt viskud sinna diivanile ja mängid seda sellises mugavas asendis, rahunenud asendis ja lihtsalt mängid. Et ma ei tea, see Nintendo uus Switch püüab nüüd kõike seda nagu korraga, nii seda liikuvat, kui seda relaxivat, kui ka seda, ma ei tea, engage ivat. Et näis. Et see mulle ta meeldib, sest ta ei vaja telekat. Ei, see on väga tore ja ta on selles mõttes edasi arenenum versioon Wii U-st, et Wii U-l oli ju ka puldi küljes ekraan, aga piirang seisnes selles, et sa pidid ikkagi viibima selle konsooli läheduses üsnagi, et juba kui sa läksid teise tuppa, siis signaal läks liiga nõrgaks ja tegelikult see ekraan sai kogu info sellelt konsoolilt ikkagi, mis sul istus kuskil teleri all. Samas kui nüüd Switchiga saab inimene tõesti minna õue, et see mootor ja aju on sul kogu aeg kaasas, et seal ekraani sees on ka juba see
see vajalik jõudlus olemas, et jooksutada kõiki neid mänge sama kvaliteetselt kui teleriekraanil. Aga jah, ühesõnaga näis, mis saab, aga mulle tundub, et see konsool ei päästa Nintendot tegelikult. Mul on nagu halb tunne seda öelda, sest et ma olen tõesti eluaeg olnud suur Nintendo fänn, aga noh, samas iga asi ju peab kord lõppema ja võib-olla tõesti Switch on nüüd siis Nintendole viimane konsool. Nojah, aga ilmselt see innustab neid siis oma mänge välja tooma teistele platvormidele, kus sa neid võib-olla saad nautida. Ja võib ju öelda ka seda, et tegelikult no, et sa ei pea ju seal kombineerima tohutult, on ju, et noh, et kui sa tahad, siis mängigi kodust nagu niimoodi, et pilt on teleris, on ju, ja sa ei pea käima katuseterrassil oma glamuursete sõprade terrassipidudel ja seal mängima või siis mingites underground parklates sa ei pea nagu sõpradega sõjaplaani koostama, kuidas seal Splatoonis siis nagu vastasmeeskonda võita, on ju, et sa ei pea nagu siiberdama ringi, et sul on see võimalus lihtsalt antud, on ju. Noh, see on ka argument muidugi, et jah, aga ma ei tea, midagi seal on nagu selles kombineerimises, et see ajab mind nagu närvi juba ette. Kaks üritust oli ka veel vahepeal, üks oli Microsofti oma, teine oli Apple'i oma. Kui palju sa nendest tead, kui palju sa tead, mis seadmed seal välja toodi, on sul mõtteid selle osas? Hästi pealiskaudsed teadmised on mul nendest üritustest. Põhimõtteliselt ma olen aru saanud, et Microsoft viskas kinda Apple'i näkku oma uue all-in-one arvutiga, kus põhimõtteliselt sarnaselt iMac-idega on sul siis nagu seade, kus ekraani sees on nii aju kui mootor ja pilt. Ja pilt, on ju, ja et see on kuidagi äge. ja teiseks, et Apple andis välja siis uued MacBook Prod, kus on ka siuke väike lisaekraan. Ühe nupurea asemel on siuke piklik ekraan, jah, kus siis nagu need nupud muutuvad vastavalt vajadusele. Et nuppude asemel on pildikesed. No vot, see on see, mida ma tean. Ma ei tea, kumbki nendest uudistest tegelikult eriti eruta mind. Mulle tundub, et see Microsofti uudis natuke on huvitav, sest et see on vist kuidagi väga kihvt. Et ma olen aru saanud, et seda ekraani sa saad vist kasutada justkui nagu tahvelarvutina ka, jah. Ei no mitte päris, ta on nagu selline graafilise disaineri töölaud või fotograafi töölaud või ütleme, nemad ikkagi on nüüd suunanud selle sihi väga selgelt sarnaselt Apple'ile loovinimeste poole. Et me loome sellise seadme, mida saab kasutada nagu tavaline lauaarvuti või siis võtta sellest ekraanist kinni ja ta niimoodi kaldnurgaga enda ette, et see 20-kraadine nurk on vist siis maksimaalne selline kaldnurk, mida sa saate ka tekitada. Ja nüüd sellest hetkest sa saad teda kasutada, kui ütleme selline graafilise disainer, joonistuslaud või fotograafile siis fotode töötluslaud. Ta on väga kõrge resolutsiooniga, suur, hästi hea pildi kvaliteediga, väga hea värvieraldusega ekraan, mis peaks siis olema, ütleme selline reageerima täpselt nii, nagu sina soovid selles hetkes, et sina kui looja oledki nüüd otseses suhtluses selle ekraaniga, kõik muu nagu sealt ümbert vajub ära. Ja see on kuidagi siuke väga lahe ja elevust tekitav värk. Võib-olla see tekitas minus nagu rohkem elevust, sellepärast, et ma vaatasin seda Microsofti üritust. Ma ootasin ka seal, mulle tegelikult see Surface'i tahvelarvutite liin väga meeldib ja ma ootasin sealt võib-olla mõnda põnevamat uudist, sest olgem ausad, seda minimaalselt $3000 ja nüüd Ameerikas sinna veel maksud juurde, pluss kui Euroopasse tuleb veel, ei tasu rääkidagi. See on minu hinnaklassist väljas, see on seade inimestele, kes teenivad raha oma arvutitega, teenivad suurt raha oma arvutitega. Ja mulle nagu, ma vaatasin seda üritust ja ootasin sealt midagi põnevat ja see vähemalt esimesed tund aega, ilmselt ka rohkem, oli nii ääretult igav, et ma jäin magama. Nagu reaalselt ma magasin ja siis ma ärkasin mingi hetk niimoodi üles, et ma nägin, näed, juba räägitakse Surface'ist, et ma loodan, et ma midagi maha ei magan. Kas sa olid seal koha peal või sa vaatasid seda kodust? Ei no ilmselgelt ma ei olnud Ameerikas, ma vaatasin seda kodust. No mina ei tea, kus sa vahepeal käid. Ka jällegi halb variant. Sa oled nii suur Microsofti austaja, et võib-olla sa tõesti läksid kohale. No, oleks saanud, ei oleks läinud, olgem ausad. Oleks saanud ja oleks ka läinud, mulle ei meeldi reisida, eriti mingi ürituse pärast. Aga ma vaatasin seda voodist ja jäin magama, mis ilmselt oli ka üks põhjuseid, miks ma magama jäin. Aga see seal lõpus, see nagu see reveal, kuidas see tegelikult see seade oli nii lahedasti läbi mõeldud, siin oli veel mingi siuke väike nupp, ega seal ei olegi muud, mida sa saad siis ekraanile tõsta või sa saad teda laua peal hoida, sellega nagu tööriistu vahetada, et see oligi nagu niimoodi välja mõeldud, et kui sa nüüd oled see looja,
sa lähed selle programmile niimoodi sisse, et sa nüüd, sul kaob kõik muu ümbert ära, et see nupp siis ja see pliiats näiteks, et need kaks asja on siis see, kuidas sa suhtled selle arvutiga. Ja mulle väga meeldis see kontseptsioon ja see kinda viskamine Apple'i poole oligi nagu võib-olla selles osas, et näete, vaadake, kui palju meie suudame olla need innovaatorid, kui palju me suudame midagi uut, midagi ilusat, midagi lahedat teha. Mulle see tööstusliku disaini pool ääretult meeldib. Ja mulle meeldib, kui firmad seda rohkem teevad, sest mine arvutipoodi tänapäeval, enamus arvutid on küllaltki koledad, küllaltki ühenäolised, küllaltki, mitte midagi ütlevad. Ja ilmselt siin ka ütleme Macide puhul, vaata inimesed kas vihkavad või armastavad Maci. Vaata see disain ei jäta sind külmaks ja see ongi kõige olulisem. Nad on väga iseloomulikud, nad on väga läbimõeldud ja nüüd tõesti on neid, kes seda tõesti armastavad ja on neid, kes üldse ei vaata selle poolegi ja siis see, ma ei tea, konflikt seal tekib, et ühed vihkavad ja teised armastavad. Mina ei ole väga sellest kunagi aru saanud, minu arust on päris äge nagu mõlemaid süsteeme hinnata sellena, mis nad on, kasutada, proovida, leida enda jaoks see õige lahendus, proovida jälle, sest tulevikus asjad muutuvad, et konflikti nagu pole vaja, aga antud juhul vaadates siis ka hiljem, mida Apple välja tõi, sest nende üritust ma seekord ei vaadanud, ma olin ise ühel teisel üritusel samal ajal ja ma tulin koju ja küsisin, et kas ma peaksin nüüd järgi vaatama ja vastus oli ei. See oli samamoodi küllaltki igav üritus olnud ja need arvutid, mis välja tulid, kuigi on jälle kenad, ilusad, õhukesed, võimsad, vägevad, seal on mingi see touch bar siis nii-öelda juures, siuke ilus värviline riba. Touch ID, eks ole. Ja touch ID. Mis tegelikult on lihtsalt Apple'i universumis võib-olla uus asi, aga muidu ju ei ole. Või ütleme iPhone'idel, iPadidel see on juba harjumuspärane lisafunktsioon, aga läpakatel mitte. Et jällegi, et see nagu seda müüdi kui mingit innovaatilist sammu edasi, aga tegelikult see samm on ju juba astutud teiste poolt. Nagu ikka. Ja tegelikult neid lauaarvuteid, mis lauaarvuteid, sülearvuteid, millel oli olemas see sõrmejälje lugeja. Touch ID, just. Mitte ainult, mitte Apple'i maailmas, vaid ütleme kogu sülearvutite maailmas. Neid arvuteid, millel oli sõrmejälje lugeja, on tegelikult ammu juba tehtud. Jaa, just. Lihtsalt Apple on väga hästi suutnud luua selle süsteemi, väga ilusasti turvaliselt, hästi läbimõelnud, lahendanud ja selle nüüd nagu sellise üldsuse pilti viinud, et sa saad osta omale asju netist. Ja seda teema ma vaatasin selle Apple'i ürituse ajal, ma hiljem vaatasin nagu klippe sealt ürituselt ja kui ma nägin, et Craig Federighi tellis omale Etsist mingisuguse vasest meditatsioonipüramiidi, siis mul juba hakkas nii ära kammima, et ma mõtlesin, et ma ei viitsi seda üritust üldse vaadata, et ma mõtlesin, et Craig Federighi pole kunagi müüdimurdjaid vaadanud. Seal nad katsetasid seda vasest püramiid powerit. Oota, mis püramiidi ikkagi räägi? Ta läks Etsisse, ta demonstreeris seda Touch ID-d, eks ole. Läks Etsisse ja siis vaatas, et näete, et siin on siuke äge meditatsioonipüramiid, näete, ma saan kohe ühe sõrmevajutusega selle ära osta. Okay. See on siuke demo osa. Federighi muidu on siuke hea ettekandja, et nendest, kes neil seal praegu on jäänud neid ettekandeid tegema, on tema nagu võib-olla siuke lahedam. Aga Microsofti poolelt jälle Panos Panay, kes juhib kogu seda seadmete poolt Microsoftis, tema ikka, seal on näha vaata seda, et kui inimene tuleb lavale, ta tõesti on kirglikult armastab neid tooteid, mida ta teeb, et seda on alati väga lahe vaadata. Et ma ei tea, Apple'i puhul nüüd juba jääb tunne, et seda kirge on kuidagi vähem, et see on nii välja treitud ja kuidagi see ettekannete värk, et samamoodi nagu me eelmine kord rääkisime. Microsoftil oli samamoodi 1,5 tundi, siis Panos Panay tuli ja siis nagu ma ei tea, kuidagi nagu lihtsalt nagu füüsiliselt kandis üle seda, kui väga ta seda kõik armastab ja see, mida ta räägib, kui palju ta sellest kõigest mõtteid ja tundeid on, et see mulle meeldis. Vot. Saab näha, mismoodi siis Nintendo enne märtsi, millise entusiasmiga nad lõpuks Nintendol on häid esitusi olnud või? Jaa, kusjuures ju nende viimane ülesastumine E3-l oli ju üpris õnnestunud, vähemalt kuulu järgi, sest et nad eristusid seal muust massist tänu sellele, et nad otsustasid oma konsooli üldse mitte näidata ja ainus asi, mida nad näitasid, oli see uus Zelda mäng ja nad rentisid suure pinna endale seal konverentsikeskuses ja terve see pind oli siis kuidagi dekoreeritud Zelda, et sinna oli ehitatud see Zelda maailm, ühesõnaga, et inimesed said sinna siseneda ja said väga otseselt osa sellest, et mis on tulekul, et nad põhimõtteliselt lõid siukse nagu Zelda keskuse, kus sai lihtsalt kaifida suurtelt ekraanidelt seda ilu, mis neid kõiki ees ootab ja see tekitas
päris parajal hulgal elevust tegelikult või noh, kuidagi see mõjus nagu hästi Nintendo mainele. nii et me siis arvestame, et kui me vaatame seda Nintendo Switchi esitlust, me vaatame, kui emotsionaalselt investeeritud nad sellesse on, kui palju nad sügavalt nad sellesse usuvad ja sellest siis näeme ka ära võib-olla, kui hästi see asi hakkab minema. Jah, et näeme, kas neil on nagu surm silme ees, kas nad nagu võitlevad oma elu eest põhimõtteliselt seal lava peal või mitte. Mina võin öelda, et nagu isegi kui nad magades mulle seda presenteerivad, siis ma ikkagi hangin endale selle Nintendo Switchi, sest uut, ma olen nii suur uut fänn. MacBooki tahad? Jaa, ikka, kas sul on või? ei ole anda kahjuks. Okei. Et sorry, ma nüüd nagu tõin jälle selle Nintendo teema sisse ja mul jäi kripeldama see, et tegelikult vaata väga lihtne on niimoodi oma pehmel toolil lösutades nagu maha teha mingisugust asja, mida inimesed on aastaid järjest üritanud nagu välja mõelda ja kokku panna ja esitleda ja müüa ja ühesõnaga, et see, kui võrrelda nagu seda erinevust, et kui palju vaeva võtab mul nagu see väljaütlemine, et see tundub pask, ma arvan, et see viib nad põhja. Ja kui palju vaeva läks tegelikult sükse asja välja mõtlemisega, nad on ju teadlikud sellest, et mis turul toimub, nad on teadlikud sellest, mida nende konkurendid teevad, nad on teadlikud sellest tehnoloogilisest reaalsusest, kus nad viibivad, on ju. Et muidu nad ei oleks nii kaua suutnud vastu pidada, nii et ma natuke tunnen praegu siin nagu kohustust kas või üritada natukene omalt poolt siis mõelda, et aga mis see ideaalne lahendus siis oleks, mis oleks see uus äge asi, et kui ütleme Microsoft laenas siin otseselt tegelikult Apple'ilt või noh, võttis nagu Apple'i suuna, kaaperdas selle endale ja tegi lihtsalt ise kiirelt ära mingi ägeda asja, mida Apple pole praegu kiirelt, nagu jaksanud teha. Ma arvan, et see arendus oli ikka 10 aastat. jah, okei, kiirelt, noh, näiliselt kiirelt, eks ole, et siis noh, Nintendo, et mida nad siis oleksid nagu võinud välja tuua selles videos, mis see konsool oleks võinud olla, noh ja nüüd ma ütlen, mis see oleks võinud olla. Ei no kokkuvõttes, püüdes mitte nüüd korrata seda, mida juba on öeldud, et mulle näib, et ägedad on ju Nintendo puhul kokkuvõttes ikkagi need mängud, mida nad välja annavad, mõnes mõttes on ju täiesti suva nagu, missugune see konsool välja näeb, et äkki nad oleksid võinud olla need esimesed julged, kes päriselt lähevadki ainult selle tarkvara pakkumise peale. No neid julgeid on ju enne ka olnud, Sega enam ei tooda mängukonsoole. Jaa, aga ma mõtlen, et nagu et nad pakuksid seda tõesti nagu kõikvõimalikel platvormidel kuidagi sarnaselt võib-olla Netflixiga, mis nagu müüb sulle, eks ole, sarju ja filme ja stand-up comedy etendusi ja nii edasi, et neil on see intellektuaalne vara olemas ja põhimõtteliselt nagu Netflix enam ei saada inimestele postiga VHS-e ja DVD-sid koju, mida pärast peab postiga tagasi saatma, et siis sarnaselt võiks ka Nintendo võib-olla pakkuda sulle võimalust hakata nende püsikliendiks, et sa lood oma konto ja põhimõtteliselt sul on vaja, noh, kui sa tahad mingit Nintendo vidinat, sa võid tellida endale näiteks mingi special Nintendo puldi, eks ole, kus näiteks, ma ei tea, seal on mingi nupp, et vajutad selle nuppu ja siis kohe läheb sul see Nintendo teenus lahti. Aga põhimõtteliselt, et sa saaksid seda teenust avada nii nagu Netflixigi oma telefonis, oma tahvlis, oma PC-s, oma Macis, kus iganes põhimõtteliselt oma vetsupotis, oma peeglis. Nintendo teenusena. Jah, et kuidas see sulle kõlab? Kas see kõlab sulle pigem nagu allaandmine või see tundub sulle nagu samm tuleviku poole? Ta ei ole allaandmine, ta on strateegia ju ikkagi, ta on lahendus ja selles suhtes võib-olla tõesti see oleks olnud tugev ja julge samm just selles osas, et me oleme Nintendo, me teeme ikka asju nagu meie teeme, me lihtsalt nüüd teeme seda teistele platvormidele ja mitte nii, et me hakkame nüüd müüma oma mänge teistele, ma ei tea, jaoturitele, teistele mänguarenduskeskustele, hakkame siin nagu all tööd tegema ja mida iganes, et ei, et me oleme Nintendo, meie kontrollime seda kõike, aga teil, meie kallid fännid, kliendid on nüüd võimalus seda nautida täpselt seal, kus te tahate. Ja võib-olla see on Nintendo, mida me näeme mõne aasta pärast, kui see nende tehniline pool, noh, ütleme, võib-olla võtabki sinna suuna. Me juba näeme seda natukene sellega, et Nintendo mängud siin vähemalt üks neist tuleb iOS-i peale ja ma ei tea, Androidile vist mitte, see oli ikkagi Apple'i enda esitlusel, nii et ma eeldan, et seda nüüd laiemalt ei... Androidile see tuleb hiljem. Tuleb hiljem, okei. Ja mul ei olnud meeles ka see värk. Aga see, noh, eks siin nagu vastuargument on kindlasti see, et esiteks Netflixiga võib-olla ei ole nii õige seda võrrelda, sest et ütleme ühe filmi või mis iganes video content'i
striimimine nõuab vähem jõudlust sealt seadeldiselt, eks ole. Et ma kujutan ette, et see uus Zelda mäng, see lihtsalt nõuab rohkem musklit. No sa pead tegema eraldi mängud, ütleme, olgem ausad, nüüd sa peadki hakkama siis mõtlema, et me teeme Mario mängu, mis töötab nutitelefonidel, me teeme Mario mängu, mis on parem tahvlitele, me teeme Mario mängu, mis töötab konsoolil ja nii edasi kõikide meie IP-dega, et noh, et siis ei ole enam see, et me nüüd teeme ühe mängu, mis peaks ideaalselt kõigel töötama, sest noh, olgem ausad, see ei toimi. Et kui ma üritan mõelda, et mis on see põhjus, miks nagu endiselt mingi firma peaks olema motiveeritud tootma mingit masinat, mis on spetsiaalselt tema mängude jaoks, et siis see peamine põhjus ju ilmselt on ikkagi see, et nad tahavad garanteerida, et nende mängud toimivad veatult. Ja nad tahavad kontrollida sinu mängukogemust. Ja just, ja see on ka oluline osa. See on super oluline, sest et ilma selleta tegelikult laguneb ka kõik ju koos. Et võib-olla tõesti siis on ju me veel täna siin aastal 2016 oktoobris ei ole veel selles punktis, kus jah, et igal inimesel on mingi seadeldis juba olemas, mis on võrdväärselt võimas kui kõik, mis iganes mingid nagu suured konsoolid, olulised konsoolid. Võib-olla tõesti on ju, aga jah, ühesõnaga. Asi polegi isegi niivõrd võimsuses, vaid selles, kuidas sa suhtled nende seadmetega, need on erinevad. Ja noh, ma ütlen, et sinu see märkus, et tegelikult need insenerid ju, kes nende asjade kallal töötavad, nad ju ise armastavad seda tööd, mis nad teevad, vähemalt nagu paljud neist, või ma loodan seda paljude puhul neist, et nad saavad armastada seda, mida nad teevad ja kui see inimene seda pulditehnoloogiat välja niimoodi mõtles, et sa saad neid nii ja naapidi ühendada ja mõtle, mida kõike selleks tuli teha ja kui palju probleeme tal tuli seda lahendada, ta armastab seda seadet, et noh, see on võimas värk, ma loodan, et nad saavad selle üle kanda tarbijatele, selle elevuse. Vaata nagu see, kui võrrelda nüüd selle Microsofti uue, mis selle asja nimi üldse on? Surface Studio. No see on ilmselgelt siuke asi, mida sa ei hakka nagu kaasas kandma igal pool, on ju. Meid on ikka lauaarvuti. See on sul lauaarvutis. 28 tollise ekraaniga suur siuke. Ja räigelt kallis ka veel, nii et sa ilmselt nagu ehitad mingi puuri sinna ümber või mingi klaaskasti, mis on kuulikindel. Kui sa oled piisavalt rikas, et seda osta, siis sa oled piisavalt rikas, et mitte muretseda selle pärast, et keegi sulle nüüd nagu sisse lõhub ja selle ära viib. Tuleb mingi halb joonistus sul seal, teed mingi halva kavandi oma mis iganes projektile ja siis lööd jalaga selle maha. Ärge lööge jalaga oma arvuteid. Ja siis võtad nurgast kastist välja uue Surface Studio põhimõtteliselt. No see on nagu mingi teine rikkuse tase. Aga mulle tundub, et vaata viskad arvuteid prügikasti nagu siukseid koleda nagu halvasti välja tulnud jooniseid. Et põhimõtteliselt nagu et selles ostad endale koju, see on sul laua peal, see väärtuslik, hea, kallis või võimas asi, et samas kui see Nintendo Switch nüüd vaata, kui ma nagu tahan seda ekraani igale poole kaasa võtta, ma tegelikult ei näe, et siin nagu Tallinnas ringi liikudes ma reaalselt nagu pistaksin selle ekraani nüüd endale nagu kotti, mis on küllaltki suur nagu ikkagi, sest et on nagu piisavalt suur, et see pilt oleks nagu mõnus vaadata, on ju. Noh, et võttes selle ekraani, meil on mingi puldijunnid nagu külgede peal, kas ma tõesti sõidaksin nagu trammis ja mängiksin seda niimoodi seal. No, siis peab veel trammi sistekoha ka saama, alati ei saa püsti seistes see tramm, eks ole, pidurdab või kiirendab äkiliselt, siis sa kukud kõmdi vast mingit postima selle kalli ekraaniga. Ja, et kuidagi, no ühesõnaga. Sa pead seda glamuuri elu seal videos elama. Jah, et seal rõhuti väga palju sellele nagu elustiilile, et see saab osaks sinu elustiilist ikkagi, on ju. Et sul võib olla palju glamuurseid sõpru või sa võid olla hoopis siuke mängusportlane, eks ole, et käid võistlustel muudkui ja nii edasi, või siis sa võid olla üksik poissmees, kes elab oma koeraga eramajas. Aga tead, Jim Haapsalus, eks ole, sõidab mööda Eestit ringi, mööda teatreid, näitleb siin-seal üle Eesti bussis, mängib oma Nintendoga, jõuab õhtul koju, vaatab lapsega kahekesi, mängivad seal mingeid mänge, laps saab puudutada ekraani, et issit aidata, siis eks ole, läheb Haapsalu peale kõndima, välja, eks ole, ööelu Haapsalus, tuled põlevad, läheb mere äärde, istuvad naisega kahekesi või elukaaslasega, eks ole, kallistavad seal ja siis võtavad veel välja niimoodi seal kuuvalgel, eks ole, oma Nintendo, et natukene Mariot mängida. Ja, et jumala eest ei vaataks päriselt sinna vee peale, kus luiged parasjagu seal. Seda vaatab ka, see on osa sellest elustiilist. Aga vaata, mul ongi tunne, mul juba on olemas Nintendo 3DS, mis käib mõnusalt kokku, on siuke hea kompaktne, see võib maha kukkuda, see ei lähe kohe katki. Ta on nagu mõeldud selleks, et sa võid selle tasku pista ja sellega ringi käia. Ta on täpselt õige suurusega,
ja sihuke, no ongi kaasas kandmiseks mõeldud, mulle tundub, et see Switchi pult nagu on veits nagu imelik asi, mida kaasas kanda, ta on lihtsalt nagu, ta on liiga suur, et olla nagu kompaktne, ta tundub liiga õrn, sest et seal ei ole mingit katet, mida peale panna, võib-olla nad hakkavad müüma mingit nagu kaasaskandmis, mingit karbikest sellele, mida iganes. jah, ma ei tea. me oleme sellest liiga palju oleme rääkinud, aitab sellest. Ma tahtsin rääkida täna ühest teemast, selleks on programmeerimine. Ma tean, et see nüüd juba võib tekitada sükse tunnet, täna on nagu eriti tehniline saade, aga ma tahan teha sükse case'i või sükse nagu pointi, et programmeerimine tegelikult on sükse asi, mida tänapäeval igaüks meist võiks lihtsalt proovida, sellega mingil määral kokku puutuda, et see on äge. See on nagu, ma ei tea, värviraamatud tulid välja, et värviraamatud kõigile, mitte ainult lastele, sükse hea meditatiivne kogemus, istud maha, värvid, eks ole, et programmeerimine on tegelikult sama asi. Meditatiivne, ennast arendav, stressi maandav, äge kogemus, kui see just su töö ei ole. Jaa, noh muidugi, kui su töö on näiteks maalimine, võib see ka olla vägagi stressi tekitav, et see lahtrite täisvärvimine, eks ole, võib-olla on teisel inimesel hoopis stressi maandav, samamoodi nagu mina rekkadega sõidan siin õhtul Eurotruck Simulatoris et rekkajuht pärast ei teeks, aga noh, ütleme nii, et ütleme tavainimesele võib programmeerimine olla siuke äge meditatiivne kogemus. Okei, kui palju sa sellega oma igapäevaelus kokku puutud? Nüüd rohkem, ma just hiljuti võtsin uuesti ette programmeerimise kui sellise, sellepärast ma sellest rääkida tahtsingi, et ma nüüd jälle otsustasin, et mul on nagu kõrini sellest, et ma ei ole ammu üldse pidanud sellega tegelema, ma ei ole pidanud ennast selles arendama, ma olen sellega kokku puutunud ainult nii palju, kui ma olen seda tööks vaja olnud erinevatel etappidel, et ma tahaks tegelikult mingeid ülesandeid lahendada, ma tahaks midagi nagu ägedat õppida juurde. Oled sa programmeerinud kunagi? Ei ole. Ma olen ainult teinud kodulehekülgi. Mingite HTML-i kirjutanud või CSS-i isegi midagi? Tead, nüüd kui sa ütled HTML ja CSS, ma juba nagu veits ei tea, mis vahe seal on. Et ma olen mingite lihtsate tööriistade abil meisterdanud kodukaid, kui ma blogisin aktiivsemalt, siis ma timmisin oma blogide kujundusi koodi abil, mitte ainult selliste lihtsate nupukeste abil, mis seal menüüs olid. Aga sellega see kõik piirdubki, nii et lühike vastus on, et ei, tegelikult ma ei tea mitte midagi programmeerimisest, ma ei tegele sellega. Aga sul pole nagu mingit sükest huvi tulnud, et maailm ümberringi, sa oled ka süke küllaltki tehnofiil, võib öelda, et süke tehnika ja mängud, et noh, kuidas neid teha, kuidas tegelikult seal kõik kapoti all toimib? Jah, ei, see ei huvita mind huvitavad ainult need valmis asjad. Värviline karp. mida ma siis hiljem saan kritiseerida ja öelda nii, et jalg üle põlve, et see kukub teil läbi varsti, et minge tagasi joonestus laua taha. Minge tagasi. Ma ootasin midagi enamat. Nojah, tegelikult on ju see mõistetav, et selles suhtes ma arvan, et kui nagu hakata sealt pihta mõttega, et programmeerimine on mediteeriv äge kogemus, mida kõik meist peaks nagu proovima ja tegema, et see vastus on küllaltki tühi siuke haigutus või ütleme siuke ära pläma tüüpi. Vaata ei, tegelikult noh, ma võin ennast viia sellesse, ma ei teagi siis nagu seisundisse, kus ma suudan ka programmeerimist näha väga nagu põneva tegevusena. Et noh, ma vaatan näiteks seda sarja Mr. Robot, ja siis nagu seal näidatakse programmeerimist väga ägeda ja siukse nagu seksika tegevusena, sest et seal on nagu oma siuke pahelisus ja nagu oht käib sellega kaasas justkui ja üleüldse ju tegelikult kogu see IT-valdkond on vägagi osa mainstreamist juba tänapäeval, et me loeme iga päev uudistest mingeid IT-uudiseid ja kus jälle keegi tegi mingi erilahenduse ja kus jälle keegi häkkis kuskile sisse ja see kujutab mingile riigi julgeolekule ohtu lausa, eks ole, et see kõik on meie igapäeva osa, mitte ainult eriala ekspertide teema, aga noh, siiski pealiskaudselt siit oma mätta otsast hinnates mulle näib, et programmeerimine kokkuvõttes on siuke omaette nagu tunnel, kuhu ära kaduda, et see on siuke nagu auk mõnes mõttes, et ütleme kirjutava inimesena ma suudan hinnata programmeerimist kui, et see on ka nagu omaette keel, eks ole, et sa pead valdama programmeerimise keelt, neid keeli on erinevaid ja see tundub mulle nagu lahe, noh, et õppida mingi masina keel selgeks, et sa nagu õpid selle masinaga suhtlema ja suudad anda talle juhiseid ja teha teda targemaks, nagu kuidagi ehitada tema aju
põhimõtteliselt selle keele abil, et see kõik on jutus kihvt, aga mulle tundub, et nagu eemalt vaadates ikkagi ta on nagu pelutavalt sihuke nagu üksluine nokitsemine tegelikult või kuidagi, et sa lihtsalt nagu oled selles koodirägastikus ja muudkui nagu toksid ja muudad asju ja kogu aeg tulevad mingid veateated, et sa nagu midagi uuendad, siis tuleb jälle mingi uus error ja põhimõtteliselt sa nagu, et see täidab su aju põhimõtteliselt ikka nagu väga noh, et see võtab su nagu aju üle kuidagi mingis mõttes, võib-olla lihtsalt mul ei ole ajus ruumi rohkem nagu sellise, et mul see kinnisvara nagu peas on juba hõivatud, et kuna aju on täis, ruum on nagu, otsas. et raamatu kirjutamine hõivab ka ikkagi väga suure osa ajust ja kui sa tahad veel osata rääkida pärast seda veel ka oma sõprade ja lähedastega, et siis sa hoiad mingi kõnekeskuse veel nagu puutumatuna oma peas ja siis sealt ei jäägi nagu väga palju ruumi muuks, et ei taha arvutikeeles või programmeerimiskeeles sõpradega rääkima hakata. ja ma mäletan, et üks tuttav programmeerija, kes oli tõesti nagu sihuke kõva programmeerija ja ilmselt on siiani, ütles küll, et programmeerimisega kaasneb selline ametihaigus, et sa hakkad nagu kogu ümbritsevat maailma nägema läbi koodi. Noh, et sa hakkad nagu nägema seda koodi, mis üleüldse nagu maailmaga käimas ma täitsa saan sellest aru, kui näiteks bioloogiat õppida, siis hakkad samamoodi kõiki inimesi käsitlema nende, ma ei tea, ökoloogiast ja bioloogiast tulevate reeglite järgi ja mõtledki, et näed, jälle ahvid kaklevad. Et noh, see on sihuke lihtsustus, aga räägi mulle, miks programmeerimine, miks ma tegelikult võiksin programmeerimisega tegeleda? Ma korra veel küsin seda, et koolis teile ei õpetatud mingil määral mingit koodi kirjutamist? Ei, meil oli ikka väga nagu algeline arvutiõpetus, põhimõtteliselt me seal tegime PowerPointi esitlusi ja õppisime tegema tehteid Exceli tabelis, et noh, ei midagi. Aga Exceli tabelis need tehteid nagu keerukamaks ei läinud mingite selliste, ütleme seal tavaliselt Visual Basic'u tüüpi variante tehakse ka vahel koolitundides? Isegi kui läksid, siis ilmselt ma kaotasin kohe huvi ja ma ei mäleta seda sellepärast enam. Okei. Noh, ega point ongi ju selles, et noh, samamoodi nagu sa kirjeldasid, et no siuke nokitsemine, ta nii samasugune nokitsemine nagu on muusika kirjutamine, raamatu kirjutamine, värvimine, noh, seal asjad lähevad vahel valesti, sul ei tule kõik välja, ta koormab aju mingis mõttes, aga ma ütleks, et see on selline, kui see ei ole sinu igapäevane töö, siis ta on jällegi selline hea võimalus, et noh, igaüks ei viitsi muusikat mängida või raamatut kirjutada või värviraamatuid täita või maalida. Ta on nagu siuke lahe võimalus leida ka endale siuke asi, millega oma aju puhastada nagu muudest tegevustest või siuke nagu keskenduda vahel nagu teistsugustele probleemidele. Et kui su igapäevatöö ongi programmeerimine ja mingite probleemide lahendamine, siis võib-olla see ei olegi sinu jaoks nagu väga äge. Kuigi mitmed programmeerijad, kui nad päeval lahendavad programmeerimiskeele abil ühte tüüpi probleeme, siis õhtuti võib-olla nad armastavad hoopis mingeid oma väikeseid projekte arendada ja kirjutada, et see on ikkagi siuke, kui seda keelt oskad, isegi mitte ainult keeli, neid keeli saab kogu aeg juurde õppida, see ei ole nii keeruline, aga seda loogikat seal all mõistad, et see nagu annab tegelikult väga palju juurde, eriti maailmas, kus, nagu sa ütlesid, kõik ju tegelikult töötab mingil määral, eks ole, siukse koodi loogika järgi. Noh, meie ümber, ma ei tea, lambipirnidki juba varsti on nutipirnid enamustel kodudes, kus mis lähevad tööle ja kustu vastavalt mingitele parameetritele, mingitele käskudele. Et noh, põhimõtteliselt see ongi siuke programmeerimisloogika. Kui mingi asi juhtub, kui ma saan mingi sisendi, siis ma käitun mingit moodi. See on nagu põhimõtteliselt, kuidas programm töötab. Ja sa annad masinale juhiseid. Ja vastavalt siis tingimustele see masin, see kood teeb midagi. Et noh, see põhiloogika on seal selline. Ja minu meelest, kui nüüd mõelda sellele, et mis oskusi on nagu igapäevaelus vaja, igapäeva probleemi lahendustel, siis selline mõtlemine, mida programmeerimine õpetab, tegelikult on ääretult kasulik hästi mitmetes situatsioonides. Et seal on nii sellist väga detailset mõtlemist, kus sa pead nüüd täpselt välja mõtlema seda, et miks sul mingi üks asi siin kuskil ei tööta, siukest nagu mingit ühe pisikese probleemi lahendamist, kui ka sellist üldpildi väljamõtlemist, et mida sa üldse tahad, et toimuks. Milline loogiline jada peaks toimuma, et saaks selle tulemini, mida sa soovid või erinevate tulemiteni, väga hea. Et üldse nagu selline üldpilt ka, et noh, kui me alustame ühest punktist kuskilt
ja siis erinevad tingimused sellel teel juhtuvad, kuhu erinevatesse kohtadesse me võime välja jõuda. Et see on nagu minu arust see programmeerimise õppimise nagu väärtus, et ta aitab neid probleeme lahendada ja minu jaoks ta on nagu, ma ei tea, kui paljudel inimestel on nagu väga häid kogemusi mata ülesannete lahendamisega koolis või üldse mingite tekstülesannete lahendamisega, aga no mina, kes ma olin matas ülikehv ja tõesti see oli nagu suur sihuke häbiallikas mu jaoks isegi ja panustas kõvasti mu alaväärsuskompleksi välja arenemisse ja kõigesse, et ma võin siiski öelda, et ma sain näiteks kooli ajal mingi aukirja või mingisuguse eridiplomi selle eest, et ma kirjutasin essee matemaatika ilu, valu ja võlu. Ja ma rääkisin sellest, mismoodi ma ei oska üldse matat, aga kuidas parematel hetkedel on ikkagi tehte lahendamine tõeline rännak isegi, et on nagu omaette sihuke seiklus, et sa kaod nagu jällegi sa kaod mingisse nagu tunnelisse ära ja siis seal nagu eksled ja katsud sealt nagu väljapääsu leida ja see kõik on nagu väga põnev tegelikult, et see on sihuke nagu et ongi sihuke nagu seiklus ajule või kuidagi. Need ei olnud need sõnad, mida ma kasutasin, ma ei mäleta enam, mismoodi ma seda kõike kirjeldasin, aga igal juhul ma võin sulle öelda küll, et mulle näiteks ma olen võimeline aru saama, miks matemaatika võib olla tegelikult nagu nauditav ajaviide isegi. Et mingi matemaatilise probleemi lahendamine, see on omaette sihuke quest ja see on õudselt meeliköitev tegelikult, kui sa suudad sinna sisse minna, kui sul on see võimekus sinna sisse minna. Jah, et sealt tegelikult see nauding ju tulebki, nagu sa rääkisid varem, et sa lisasid oma kodulehele või blogile kunagi mingeid asju, mida sa ei saanud lihtsalt mingeid kergeid lüliteid või linke klikkides teha, et sa pidid kuidagi minema ja välja mõtlema selle, kuidas see asi sinna läheb. Ja kui sa seda tegid, ma kujutan ette, see on sihuke küllaltki sihukest rahuldust pakkuv tunne, et sa nagu tegid selle ära ja nüüd see töötabki siin koduleheküljel. Ma tegin midagi, mis otseselt ei olnud siia sisse mõeldud. Ma tegin midagi ägedat, midagi teistmoodi. Just. Ja sama on igasugust tekstülesannete lahendamisega, et minule nagu eriti avaldavad muljet või meeldivad sellised ülesanded, mis ei anna sulle liiga palju infot kätte. Et koolis just see probleem ongi tihti, et me siin ühes osas rääkisime ka, et kõik parameetrid on mainitud ja sinu ainuke ülesanne on visata sisse mingisugune valem. Vot see nagu ei ole see probleemi lahendamine, mida programmeerimine pakub. Programmeerimine pakub just seda, et meil on mingi sihuke laiem probleem, mingi küsimus ja nüüd me peame välja mõtlema, kuidas seda lahendada. See tunne, kui sa lõpuks saad selle õige lahendi seal lõpus, vot see on nagu see hästi sihuke äge tunne, see on see, mis nagu söödab seda ja ma kujutan ette, et nagu kohati võib see olla sarnane tunne, kui et ma kirjutasin täna päris ägeda loo või mõtlesin mingi ägeda riffi välja või kirjutasin ägeda luuletuse või seda ei saa päris võrrelda sellega, et koodijupike, mingi väike ülesande lahendus ei ole päris see, et ma kirjutasin laheda raamatu, et ma ei tea, võib-olla siis arvutimängu kirjutamine nullist võiks olla nagu võrreldav selle kogemusega või ma ei tea, plaadi lindistamine versus mingi ägeda mängu või ägeda programmi tegemine, et seal on nagu oma selline ilu ja oma selline õnnetunde pakkumine. Kusjuures see ilu on äge märksõna sulle, sest et seda ma olen ka lugenud siit ja sealt, kuidas asjasse pühendunud tõesti suudavadki näiteks hinnata koodi ilu. Mis on minu jaoks täiesti, see on nagu, see jääb nii kaugele minu teadmiste väljast, aga lihtsalt kuidagi väga lahe on teada seda, et ka seal on nagu see mängu ilu on mingi asi, mis on päriselt hinnatav ja mis on päriselt olemas. Ja see on sama nagu valemites olev ilu, eks ole, E-võrdub MC ruudus on selline tüüpiline näide, mida välja tuuakse, et see on nagu ilus valem, sellepärast, et ta on lühike, aga samas ta hõlmab endas peaaegu kõike ja ta paneb enda vahel kokku kaks nii põhilist asja nagu energia ja mass ja mingi konstant. Ja see konstant ei olegi seal nii oluline, see konstant, eks ole, valguskiiruse näol, lasta seal olla, aga me paneme ühele poole tehet energia ja teisele poole massi ja see asi nagu toimib. Et sealt tuleb nagu selle valemilu ja samamoodi koodis, et on neid erinevaid aspekte, mida sa saad hinnata, et kas seda, et sa saad võimalikult väheste sammudega mingi väga keerulise ülesande lahendada või sa kasutad väga huvitavalt ja ilusasti ära seda süsteemi, milles sa töötad. Tänapäeval on arvutid küllaltki võimekad. Vanasti, kui sul ikkagi tõesti ei olnud
peaaegu mitte mingit ressurssi seal arvuti sees, ei olnud ei protsessimisvõimet ega mälu, siis sa pidid ikka tõesti ilusalt ja huvitavalt seda koodi kirjutama, lahendama, et sa üldse midagi saaksid ära teha ja sealjuures ma vahel vaatan siukseid videosid, kus selgitatakse näiteks, kuidas arvutitel vanasti graafika töötas, kuidas mänge tehti, graafilisi mänge, eks ole, kuidas see kõik peaks koos toimuma, et Nintendo Entertainment Systemil see Mario tegelane, see Super Mario, mis ringi liikus seal mööda ekraani, et see koosnes 4 erinevast väikesest sprite'ist, mis olid kuidagi niimoodi omavahel koostööd tegema pandud, et see nagu üks tegelane justkui liikuks mööda ekraani ringi, kuigi ta koosnes 4 väikesest tegelasest. Sest sa ei saanud suuremat tegelast joonistada, nii et sa pidid 4 tükki kuidagi niimoodi kokku panema, et ta iga hetk ideaalselt niimoodi ringi liiguks. Et ja mitu värvi sa said korraga mingi ühte lahtrisse paigutada, näiteks, et mingid piirangud, et sul ei ole nagu ruumi, et iga piksel eraldi värvida, sellepärast, et mälu saab täis. See tänapäeval on lihtsalt absurdne, meil on miljoneid värve, mida sa saad korraga ekraanile kuvada ja topi neid ükskõik kuhu, aga sul oligi siis võib-olla 4 värvi kasutada ja siis ka sa pidid nagu kõigepealt ekraani jaotama mingiteks suurteks lahtriteks, iga lahter tohtis korraga võib-olla 2 või 4 värvi kasutada. Et kuidas sa siis selle pildi joonistad, kuidas sa selle lahendad, et just selliste, sealt see nagu koodi ilu tihtilugu tulebki välja, et kui meil on nagu hästi palju piiranguid ja me sellest hoolimata suudame midagi väga ägedat ära teha või siis suudame teha midagi ääretult lihtsat, mis teeb midagi ääretult võimast. Et ilus. Ja kunstis ja kirjanduses ja ka muusikas igal pool, kus on ette antud mingisugune vorm, mis kätkeb endas piiranguid, eks ole, et siis tegelikult nende piirangute kiuste või tegelikult isegi tänu nendele piirangutele on võimalik luua midagi täiesti piire ületavat tegelikult, et samamoodi see algeline tehnoloogia, mis ei lubanud kasutada miljoneid või miljardeid värve, eks ole, korraga ekraanil, see kinkis meile nüüdseks täiesti sellise ikoonilise graafikatüübi, mis ongi see 8 biti esteetika, eks ole, et tänu sellele piirangule tegelikult me saime mingi asja, mis on nii omanäoline ja eriline ja äge, et me ei mõtle enam piirangute peale, vaid me mõtlemegi ainult selle peale, kui tuus see on, kui isikupärane, kui äratuntav. Aga koodi ilust veel rääkides meenuvad mulle mingid naljakad lood sellest, kuidas erinevad programmeerijad ka vahetevahel jätavad mingeid naljakaid sõnumeid oma koodi sisse, mida ainult teised programmeerijad suudavad leida ja kuidas nad vahel signeerivad oma koodi kuidagi nii, et ma ei mäleta nüüd, kas Sony või Nintendo keegi arendaja samamoodi kuidagi töötas seal firmas mõnda aega ja siis mingi hetk läks ära, aga need konsoolid, mis veel edasi müüki läksid, et need ikka veel sisaldasid tema mingit signatuuri seal sees, millest kasutaja ei saanud sellest iial teada, aga põhimõtteliselt, et nende konsoolide sees oli mingi mehe nagu allkiri või siuke nagu mina olin siin siuke märgikene seal märk maha jäetud selle masina sees, et need on kõik siuksed kihvtid lood nagu ja siuksed nagu mingid lisavimkad nagu, millest esmapilgul kiirelt peale vaadates üldse nagu ei oskaks mõeldagi. Aga ütle mulle, nüüd kus sa oled nokitsenud selle asja kallal, võib-olla meie kuulajate seas on keegi, kes tahaks juba täna siis proovida kätt, kes samamoodi ei ole programmeerimisega tegelenud, aga tahaks kuskilt otsast alustada, et kust saaks alustada, mida see inimene praktiliselt saaks praegu pärast selle podcasti kuulamist teha, et kätt proovida? Mina võtsin ette sellise lehekülje nagu Code Academy või nagu Koodi Akadeemia siis, kus siis ongi võimalik valida keel, millega sa alustad. Mina valisin Pythoni, sest erinevatel põhjustel olen ma sellega varem kokku puutunud, ta on selline bioinformaatikute seas küllaltki levinud keel ja ta on ka selline keel, mis ta on võib-olla nagu alustamiseks väga lihtne, aga teisalt jällegi väga võimekas keel. Et ta ka saab nagu palju ära teha ja ütleme ausalt, et see keel, mille sa valid, polegi nagu niivõrd oluline, kui sind huvitab see loogika seal taga. Et neid keeli, mida seal valida, ma olen varem ise kokku puutunud, ülikoolis ma õppisin Javat, mis on küllaltki tavaline, kuigi mul on siuke tunne, et ka Tartu Ülikoolis on, keegi võib mind parandada, aga minu arust on nende see nii-öelda põhiprogrammeerimise aluste kursus ka üle läinud Pythonile tänapäeval, et ta on ikkagi nagu natukene võib-olla mõnusam keel. Aga ma mäletan ka tegelikult ülikoolist, et selle Javaga sai nende eksamiülesannete tegemine, mulle õudselt meeldis seal see viimane päev, mul oli antud 4 tundi eksami tegemiseks või midagi, 4 ülesannet.
ja see oli ikkagi päris äge, et sa siis võtsidki sulle anti mingi tekstifail ette, sa pidid sealt tekstifailist mingid andmed sisse lugema, neid töötlema ja kirjutama välja järgmise tekstifaili. Või siis oli vaja joonistada ekraanile mingisugune autode või mingi risttee ja siis sinna iga risttee haru peale siis mingi arv autosid, et see pidi nagu muutuma, et seal võib olla 0 autot, seal võib olla kuni 3 autot siis. Et mingid siuksed ülesanded mulle õudselt meeldis, see oli siuke väga, väga rahuldust pakkuv tunne, kui sa said selle ülesanne esimest korda ette, sa ei olnud kunagi mõelnud varem, kuidas sellist asja teha, aga nüüd sa pidid maha istuma, selle läbi mõtlema, kui see töötas pärast, see oli nagu ikka jube hea tunne. Ja et võib-olla Python nagu või Java või ütleme ka tänapäeval internetis ju, eks ole, tahad kodulehekülge kirjutada või tutvuda siis näiteks HTML5 ja CSS-i, ütleme selliste põhitõdedega või JavaScriptiga või ütleme erinevat keeli. Ma ütlen, tegelikult see ei ole nii oluline minu arust see keel. Suurem osa oma programmeerimisest olen ma teinud keeles, mis võib-olla polegi nagu keel või ta oli siuke nagu mingi lisaasi, oli kunagi siuke asi nagu Mirc, M-I-R-C ja seal oli oma väike keel sisse ehitatud mingi Mirc script. Mirkil olid ka ägedad jutukad ju. No täpselt, see oli tegelikult programm, millega sai käia IRC jututubades. Ja selle programmi sisse oli siis ehitatud siuke väike programmeerimis, ma ei tea, koht, kus siis sai kirjutada sellele programmile siis siukseid. Põhimõtteliselt olid ilmselt mõeldud, et sa saad mingid automatsioonikäske sinna sisse panna, et iga kord, kui ma ühendan võrku, liitu kõigi nende kanalitega, eks ole, kui keegi mu nime ütleb, siis ma ei tea, mängi mingit heli või midagi, sa said sinna kirjutada siukseid lihtsamaid käske, aga inimesed leidsid sellele järjest keerukamaid lahendusi ja igasugused väikseid häkke külge pookida. Ja siis inimesed hakkasid kirjutama, neid kutsuti siis Mirc skriptideks, et igaüks siis olid mingid kuulsamad, mida kasutasid hästi paljud ja siis mõned kirjutasid endale ise, et siin ehitati sisse mingid siuksed teemamootorid, et sa said muuta välimust hästi ägedal viisidel, et neid fontide värvid ja kujud ja mis iganes, et ikoonide pakke tehti sellele, et sa said väga oluliselt seda programmi muuta, ehitati sinna sisse mingisuguseid muusikaplayereid, mis iga kord, kui sa siis seal muusika vahetus, siis sinu see kasutaja siis viskas sinna jutukasse teadaande, et Ivo nüüd kuulab, ma ei tea, Iron Maidenit. Et ehitati väga lahedaid asju ja mina ka vähemalt päris pikalt isegi, mäletan, terve üks suvi oli niimoodi, et ma töötasin siuke suvetööl, tulin õhtul koju, istusin arvuti taha ja siis kirjutasin ka tundide kaupa, et see on see tunnelisse sattumine, nagu sa räägid, et ma siis üritasin oma skripti teha, mis siis nagu kuidagi ägedalt toimiks ja ütleme nii, et see ei olnud mingi keel, millest oleks laiemalt kasu, ta oli nagu siuke lihtne skriptimiskeel selle programmi jaoks, aga see loogika ja see nagu sa uurid teiste inimeste kirjutatud koodi, sa mõtled nagu loogiliselt, mis siin peaks toimuma ja siis nagu üritad seda ise kirja panna, et see nagu on see põhialus. Ja see on tegelikult, kui sa vaatad, kuidas õpetatakse tänapäeval programmeerimist juba algkoolist saati, Eesti IT-riik tegelikult see ei ole ainult Eestis, see on nagu laiemas kontekstis igal pool, et ega sa ei õpeta ju siis ma ei tea, algkoolis seda, et nüüd istume maha ja alustame pihta, et defineerime muutujad, eks ole, nüüd kui muutuja võrdub, eks ole, X ja, eks ole, muutuja Y võrdub 2, et siis me nüüd läheme selle, eks ole, käsu juurde ja nüüd see käsk peab muutma selle, ma ei tea, tekstistringi, eks ole, sealt loendame üle, mitu tähte seal on ja siis sellega arvutuse tegema, et see ei ole see viis, kuidas sa tegelikult lähened. Sa lähened selle põhiloogika baasil. Ma olen vaadanud vahel neid õpikuid, mis on algklassidele mõeldud programmeerimiseks, see on tegelikult väga äge. Et see on, ma ütlen, see on selles mõttes, need on oskused, mis on igale inimesele nagu vähemalt väärtuslikud. Ja see tees, millega ma alustasin, et igaüks peaks õppima programmeerimist, olgem ausad, ei peaks, see on sama nagu iga inimene võiks proovida maalimist või iga inimene võiks proovida kirjutamist või ma ei tea, muusika mängimist. Aga ma ütlen, et need on nagu samamoodi nagu kirjutamine, muusika mängimine, maalimine, need on asjad, mis võivad pakkuda sellist loomingulist rahuldust ja need on asjad, mis võivad inimest nii-öelda, mis aitavad inimesel ka kõikides oma elualadel seda oskusi ja neid mõtteid kasutada. Okei, siis seda tasub proovida. Code Academy on hea koht, kust alustada. See on siuke hea, ma olen ise vähemalt leidnud, et olles põgusalt varem näiteks Pythoniga kokku puutunud, et seal nüüd nagu niimoodi struktuuriliselt seda õppeprogrammi jälgida on päris lahe. Aga neid kohti on palju. Programmeerimist tänapäeval lõpetavad kõik. Nagu kas või tasuta. Ivo, tead, mul on üks mure.
nii, räägi poole oma mure. Vaata, me oleme rääkinud siin saates näiteks vägivallast, vaata kirjanduses ja koomiksites ja filmides ja kuidas see nagu sõltuvalt meediumist mõjub, et kuidas me talume vägivalda näiteks GTA sarnases mängus ja kuidas me samas suudame seda vastu võtta mõnes graafilises romaanis, näiteks ütleme Sin City's, et mulle näiteks Sin City, Frank Milleri graafiline romaan väga meeldib, on ju, sest et see on lihtsalt nii sünge ja nii kalk ja karm ja külm, aga seejuures seda on jube äge lugeda, sest et see pakub mingit sükest nagu esteetilist naudingut, eks ole, et see süke paljas mustvalge süke nagu joon, mis seal läbivalt on, see pimedus, mis seal on, et see kuidagi nagu õigustab ära kogu selle karmuse, mis seal nagu ka sisuliselt on, et seda on nagu äge vastu võtta, mitte kuidagi nagu õõvastav, et me oleme rääkinud sinuga sellest, et igal meediumil on mingid omad nagu piirid selles mõttes, et mida seal nagu annab teha, mida mitte. South Park'is lendab laps õhku, siis see on nagu naljakas või ma ei tea, tehakse Human Centipede, eks ole, seal South Park'is, et siis see on nagu, see pigem ajab naerma, samas kui see reaalne film Human Centipede ikkagi nagu tülgastas mind ja mul kusjuures selle filmi puhul reaalselt minus tõstis pead tsensor ja ma vist esimest korda elus ütlesin, et ma olen selle poolt, et seda filmi tuleks keelata. Vaat see film oli vahepeal keelustatud mingites riikides, et ei tohi üldse näidata. No mina ei ole seda niikuinii näinud, sest ma lihtsalt ei suudagi. ja lihtsalt nagu üldse sükseid. Noh, et kui asi läheb nagu liiga realistlikuks ja mulle lihtsalt nagu topitakse näkku ülirealistlikult rõvedat vägivalda, siis see enam nagu ühesõnaga, ma ei võta seda enam vastu nagu analüütiliselt, ma ei naudi seda ka meelelahutusena, vaid see on lihtsalt räige ja rõve mu jaoks. Et minus käivitub hoopis mingi muu, ma võtan seda vastu mingi muu keskusega endas, et minus reageerib sellele pigem see ellujäämisinstinkt ilmselt. Sa muutud liiga empaatiliseks selle suhtes. Et nüüd juhtuski selline asi, et ma olen olnud pikalt sellise sarja nagu Walking Dead, elavad surnud fänn ja Walking Dead nüüd lõi laineid popkultuuri maailmas sellega, et neil 6. hooaeg lõppes sükse tohutult pingelise cliffhangeriga, kus jäi õhku suur küsimus, et kes nüüd sureb, ühesõnaga, et tulekul oli üks väga võigas ja nagu ränk surm põhimõtteliselt. Ja nüüd, ja siis oligi mitu kuud vahet, inimesed pidid ootama, ei tea, kas 4 või 5 kuud, et tuleks uus hooaeg välja ja nüüd see tuli ja saad aru, see hooaja avaosa, kus siis selguski, kes siis oma otsa leiab ja mismoodi, see oli nii jõhker, et kokkuvõttes nagu minu jaoks see juba ületas nagu selle huvitavuse piiri ja jäigi lihtsalt nagu jäledaks ja eemale tõukavaks ja nagu tülgastust tekitavaks. Ja siin on nüüd nagu, ma tahaks sinuga nagu lihtsalt analüüsida ja arutada seda värki, seda vägivalla värki taaskord, et vaata, ma mäletan, et filmikoolis, kui ma käisin tele- ja filmikoolis, kui ma esimest korda kõrgkooli astusin, siis Jüri Sillart, selline legendaarne filmimees, keda nüüdseks enam meie seas ei ole. Jüri Sillart rääkis meile ühes loengus, kuidas inimese enda fantaasia on tegelikult nagu kõige hirmsam koht. Et kui sa kunstnikuna suudad käivitada vaataja fantaasia, siis tegelikult sa võid väga peene vihjaga suunata inimese mingisugusesse sellisesse hämarusse, et nad suudavad seal ise juba kokku mõelda mingi nii hirmsa asja, et sa ise ei suudaks eales näidata neile midagi nii hirmsat. Ehk siis ta tõi sükse näite, et ongi, et sa võid näidata seda, kuidas näiteks rämedalt kedagi pussitatakse, eks ole, ja verd pritsib ja soolikaid pritsib ja kõike pritsib, mida üldse saab, mis pritsida saab. Või siis, eks ole, sa võid jätta selle rõveda mõrva kaadrist välja ja sa võid keskenduda näiteks mingile objektile või inimesele, kes seal läheduses seisab ja kes selle tunnistajaks on. Ütleme, objekt ei saa olla tunnistajaks, aga võib-olla objektile siis pritsib mingisugune tilk verd näiteks, on ju. See on siuke Hitchcockilikud stseenid. Ja sa kuuled, mis seal toimub ja sa juba oma peas kujutad seda kõike ette palju hirmsamana, kui see lõpuks nagu visuaalselt oleks, on ju. Ja vaat Walking Dead minu arust nagu nüüd libastuski selles mõttes, et see hooaja lõpp suutis kruvida üles seda pinget
just nimelt kasutades seda sinu fantaasia ärgitamise meetodit või tööriista, ehk siis, et tegelikult seal hooaja lõpus juba toimuski see kohutav mõrv, see kohutav asi toimus ära, aga see toimus nagu pimeduses, ühesõnaga, et ekraan tõmmati mustaks ja me kuulsime ainult hääli ja põhimõtteliselt kujutasime ette, et mismoodi nagu seal üldse selles olukorras need pealtvaatajad sellele asjale reageerisid ja see kõik oli nagu meeletult ängistav. Tõesti, mul oli nagu sihuke tunne lõpuks, et nagu mul ei ole seda sarja vaja rohkem vaadata, me vaatasime kodus elukaaslasega seda koos, mõlemad kuidagi tundsime, et võib-olla on aeg läbi, nagu võib-olla me ei peaks enam vaatama seda sarja, sest et see on juba nii rets, et et see ei ole enam nagu, see võtab rohkem, kui see annab. Ja siis see hooaja avaosa lihtsalt pani täiega selle gore porn pedaali põhja ja lihtsalt nagu väga detailselt näidati seal seda, mismoodi see tapmine seal käis, milline soolikas, mis nurga alt, kuhu lendas. Ja see oli lihtsalt nii rõve nagu kokkuvõttes, et see sari nagu nüüd juba, ma vaatan seda edasi sarnaselt nagu ma ostan edasi Nintendo tooteid, sest et ma kord juba olen fänn, aga seda aru, mul on siuke tunne, et nüüd juba on täiesti savi, mis edasi saab, sest et see juba ammu ei ole seal mingit lunastust, ei kellelegi, juba ammu ei ole seal mingit lahendust sellele olukorrale, mis seal maailmas nüüd juba on nagu tekkinud. Kõik on juba nii perses tegelikult, et all hope is lost. Jaa, et enam ei ole mingit vahet minu arust nagu kellele, kes kätte maksab, mismoodi, et põhimõtteliselt ma vaatan seda edasi ainult hasardist, et näha, et millega nad seda kõike siis nagu kokku tõmbavad, millega see kõik lõpeb, aga see on juba nagu past redemption igat pidi nagu, et see on see sarjade puhul räägitakse sellest jump the shark momendist, et kui nagu asi läheb nii käest ära, et see sari nagu kaotab oma mõtte. No just nagu jah, et vihjates siis sellele Ameerika sarjale Happy Days, kus siis karakter Fonzie ühes osas hüppas üle haikala veesuuskadega. Et siis nagu pärast seda väidetavalt see sari oli kaotanud igasuguse usutavuse, kuigi olles sellest kultuuriruumist täielikult eemal. Ma ei oska seda kommenteerida kuidagi, kõlab küll jah, tõesti päris imelikuna, aga seda kasutatakse, seda jump the shark moment, et sinu jaoks see sari nüüd siis nagu kaotas oma. Mulle tundub, et nad hüppasid nüüd üle haikala ja et kusjuures ma ei teadnud, kus see jump the shark, kust see väljend tuleb, see on väga tore, et sa praegu mulle selle lahti seletasid. Aga jah, ühesõnaga, et enam ei ole vahet, mul on selline tunne, et enam ei ole vahet. Aga mis see probleem on, millest sa tahad lähtuda, et nagu, et okei, et sarjad lähevadki, see on nagu siuke kurb tõsiasi, et sarjad lähevad küllaltki kehvaks. Et isegi kõik, ütleme, peaaegu kõik sarjad, mida ma kunagi olen vaadanud, mida ma olen ääretult armastanud ja tahtnud edasi vaadata, parimal juhul kestavad need nii kaua, et nendel on palju neid tippe ja palju langusi, et ma ei tea, Simpsonid on päris siuke hea näide, et nendel on päris häid hooaegu, ikka päris kehvasid hooaegu, South Park on kuidagi stabiilsemana suutnud püsida, aga nende puhul ka nad on juba nii kaua käinud, et niimoodi tagasivaatavalt vaadates, et nad on ikka küllaltki hästi seni hakkama saanud ja piisavalt muutuvad olnud, et nad nagu on säilitanud mingi kvaliteedi, et ma ei tea, kas seal puhul on nüüd toimunud see hetk, kus see sari on nagu South Parki puhul võib-olla nad on oma mõtet ja oma sisu nii palju muutnud, oma lähenemist, et nad ei ole jõudnud sinna punkti, et nad on ühe niimoodi täiesti ära materdanud. Aga enamus sarjade puhul, kus nagu sa ütlesid, et nagu ütleme South Parkis võib-olla vaadatakse vägivallale teistmoodi, et seal vaadatakse ka sellele kogu universumile teistmoodi. Et ikkagi paljudes sarjades on see nii ära fikseeritud mingisse kindlasse punkti, et kui see liiga palju hakata asju muutma ja liiga mingi tugevalt või räigelt läheneda, et siis see nagu klikk käibki ära ja see nagu kaotab oma sellise varasema šarmi. Šarm el Sheikhi. Šarmi. Ma ei oska öelda, mul on sama asi retuušid, ma ütlen alati tuušid. Et ei vaata, sa küsid, mis see probleem on. Ei, ma tahtsingi kurta selle muret. Ma ei ole kunagi Walking Deadi vaadanud. Ma just tahtsin sulle kurta seda muret ja tegelikult ma ei oska siit mingit suuremat teemat isegi välja tõmmata. Ma just tahtsin kurta sulle muret, et üks sari, mida ma olen väga armastanud, on hüpanud üle haikala nüüd ja mul on sellest lihtsalt kahju. Ja üleüldse nagu lihtsalt huvitav on jälgida seda, kuidas kultuur või inimeste nagu taluvuspiir on nihkunud mujale. Ma olen seda näidet varemgi kasutanud, aga tõesti, kui vist aastal 1991 tuli välja American Psycho, Bret Easton Ellise romaan, mida võib lugeda ilmselt 20. sajandi lõpu lääne kirjanduse üheks kurikuulsamaks kirjandusteoseks. Ellise
kirjastaja ei julgenud seda teost välja anda ja hülgas autori põhimõtteliselt nagu jättis lepingu katki ootamatult, sest et mingid osad sellest käsikirjast nagu lekkisid kuidagi, mingid inimesed saatsid seda teistele inimestele, mingid kriitikud juba tegid selle raamatu maha enne seda, kui see oli välja tulnud, üleüldse käivitusid mingid diskussioonid, et kas üldse tohiks sihukest raamatut? No umbes, et mis on kirjanduse piirid, noh, et see diskussioon käis seal, et mis need piirid on, kus on need, mis on lubatud veel, mis on kunst, mis ei ole, mis on juba haigus, ma tean vägagi, et feministid tembeldasid Ellise naistevihkajaks, ta sai mõrva ähvardusi, ühesõnaga, et see asi läks väga koledaks, aga nüüd tagantjärele vaadates, eks ole, on see üks 90ndate lõpu tähtteoseid, on ju. Väga-väga vägivaldne, aga ühesõnaga, et või mis? Huvitav nagu mõte, et saata mõrva ähvardusi inimesele, sellepärast, et sa arvad, et ta on liiga vägivaldse asja kokku kirjutanud. Kas pole, aga noh, fight fire with fire või midagi sellist, aga ühesõnaga, et vaata, kerid 20 aastat edasi ja põhimõtteliselt noh, ma arvan, et ka lapsed vaatavad Walking Deadi, ma arvan, et ka lapsed vaatavad Game of Thronesi, kus toimuvad igas osas mingid sellised asjad ja noh, ilmselt kui sa küsid, et mis see probleem on, siis ma kuidagi ei oska seda probleemi niimoodi sõnastada, aga see on lihtsalt tähelepanek, kuidas meie taluvuspiir on nihkunud kuskile mujale nüüdseks juba, sa küll ütled, et ära vaata neid rõvedaid asju, aga tegelikult vaata, see on nii lähedal juba, et noh, ma olen toonud seda võrdlust, ma tean, et see on kohatu võrdlus, aga ma olen toonud seda võrdlust, et kohati juba Walking Deadi vaatamine tekitab umbes sihukese emotsiooni, mida tekitavad need ISISe hukkamisvideod, ma ei ole küll ühtegi vaadanud niimoodi eraldi otsast lõpuni, ma olen näinud noh, lõigukesi, mida on uudistekanalid näidanud, eks ole, aga see õõvatunne on midagi sarnast või no selle tunde alged on täpselt selles samas kohas, et see on lihtsalt nagu huvitav, kuidas mainstream meelelahutus on läinud tegelikult nagu jõhkramaks kui iial varem. Nii süngesse kohta. Väga süngesse kohta, mis on nagu ühest küljest nagu arusaadav mu jaoks, et me nagu kuidagi tunnistame avalikumalt kui kunagi varem, et maailm on üks väga sünge ja hirmus koht. Samas statistikat vaadates on meie elu praegu ohutum ja parem kui kunagi varem nagu as a whole nagu kogu planeedina vaadates. Jah, et mis asi see siis kokkuvõttes on, kas me praegu siis nagu kultuurina üritame ennast kuidagi vaktsineerida nende õuduste vastu, mis meid reaalses elus ähvardavad või mis asi see on? Jah, vaata, siin ongi see nagu vale soovitus, et ära vaata, sest noh, olgem ausad, ega siuke vältiv käitumine näite ka, see pigem tekitab hirmu juurde. No vähemalt mina olen ise nagu kogenud seda, et ma olen siuke inimene, ma jällegi ütlen kogu aeg seda, et ma ei kannata siukseid asju, ma ei taha vaadata, aga samas see tekitab nagu hirmu, see tekitab hirmu juurde ja noh, see ei ole ka positiivne. Ja me oleme sellest sinuga väljaspool seda podcasti rääkinud, me oleme arutanud seda teemat ja tegelikult võib-olla oleks huvitav see teema korraks siia sisse tuua, selle teema lõpetuseks, et kuidagi tuua mingi reaaleluline, mingi isiklik näide. Ma võin omalt poolt lihtsalt öelda, et jah, ka mul on siuke nagu väga tugev vägivalla kartus tegelikult, seda võib nimetada lausa foobiaks, ma arvan, mis kohati nagu võimendub ja siis ma hakkangi kartma, et äkki põhimõtteliselt see on nagu hirm enesekontrolli kaotamise ees, et ma kardan vahetevahel, et võib-olla mu hirm muutub nii suureks, et ma murdun selle all ja hakkan ise põhjustama teistele kannatusi, ehk siis, et ühesõnaga lihtsamini öeldes, et ma kardan, et mul lihtsalt nagu hakkab katus sõitma ja ma reaalselt hakkangi nagu bussitama inimesi, hakkan, ma ei tea, lükkama inimesi autode ette, hakkan, ma ei tea, et noh, et ma olen seda ka oma siin armastuskirju teatrile raamatus on väike lõik, kus ma kirjeldan, kuidas ma oma väikse tütrega kõnnin trepist üles ja siis nähes järsku seda tühjust, mis on nagu treppide vahel, mis on noh, ühesõnaga, et nähes, kui kõrgelt siit võib kukkuda, ma hakkan järsku nagu ühest küljest ma surun oma tütre endale ihule lähemale, et teda jumala eest kaitsta, et ta ei kukuks, kui ma peaksin komistama trepi peal või midagi ja samas nagu sosistab mingisugune kohutavalt õudne hääl mu peas või no okei, see ei ole hääl mu peas, aga mind läbistab see mõte, et aga mis siis, kui ma praegu hulluks lähen ja lihtsalt viskan ta siit alla ja see on nii kohutav tunne, see on nagu siuke, see on nagu hirm mingisuguse teemoni ees või sa nagu kardad, et järsku mingil hetkel äkki sa seestud põhimõtteliselt
ja siis mõnes mõttes nagu ainus asi, mis mind on aidanud, on kaks asja, mis mind tegelikult aitavad, et üks ongi tegelikult teema vältimine niimoodi, et sa nagu ei suru seda alla, vaid lihtsalt sa nagu kuidagi vähendad neid päästikuid või stiimuleid enda ümber, on ju, lihtsalt vaatad vähem seda vägivaldset paska nagu, et ma ei tea, kuulad vähem nagu seda mingit kuradi eriti hirmsat nagu mingit drone metalit, on ju, vahelduseks, noh, et on ju, et kuulad suvel edasi, siis kui nagu kui tuju on parem, siis paned Deftonesi jälle mängima. Ei, Deftones ei ole üldse hirmus, kusjuures nii ei tohi öelda. Nii ei, sest et see toidab praegu seda stereotüüpi, et Deftones on üks mürabänd, mis ainult siin ei, Deftones on mõnus, ma üldse ei vaidle vastu. Deftones on väga romantiline, meloodiline edasi. Nii, aga, ja teine asi on tõesti, et minnagi, ühesõnaga, et teha see ämbliku akvaarium lahti põhimõtteliselt, võtta ta endale peo peale ja veenduda selles, et näed, taju ei hammusta sind. Saad aru? Et ehk siis, et see on mind jällegi teinud väga uudishimulikuks ja tänu sellele ma olen ikkagi lugenud väga palju väga jõhkraid romaane, ma vaatan mingisuguseid filme, noh, ma vaatan Walking Deadi, eks ole. Et vahel see ka aitab, aga kus on see piir, noh, ilmselt see võti ongi ilmselt tasakaalus nagu alati, nagu kõikjal. Ma mäletan, ma lugesin seda kohta su raamatus ja noh, muidugi see on see äratundmise hetk ka, eks ole, et noh, ma tegelikult mind huvitab väga, kui paljud inimesed nendele mõtetele tulevad. Ilmselt see on küllaltki palju, inimloomus on ju inimloomus, me oleme küllaltki sarnased. Ja noh, ütleme, see keskkond, milles me oleme, on küllaltki vägivaldne, uudised on vägivaldsed. Ma isegi ei kujuta ette, teades, mida noh, ma olen kuulnud Ameerika meediamaastiku kohta, see 24/7 uudised, kus iga asi, mis üldse kuskil toimub, iga kole asi sulle noh, nagu minuti täpsusega, eks ole, teleekraanil koju tuuakse. Et noh, ma ei tea, mind küll, noh, see paneb mõtlema, et tegelikult see hirm on ju igal pool olemas ja me kardame mitte ainult neid võõraid, kes kuskil neid nii-öelda nimetamata võõraid meie ümber, vaid me kardame ka iseendid ja noh, siin tulebki nagu leida endas see punkt, et noh, mõte on mõte, et mõte ei ole tegu ja me oleme ikkagi, noh, me oleme, kes me oleme ja me usume seda, mida me usume ja meie sees ikkagi oleme meie, et see teemon ja asi, noh, nagu mõtted tulevad ja lähevad, et see on nagu mind aidanud või see nagu arusaamine, et noh, et fakt, et ma mõtlen, et mul tuleb pähe mingi mõte, et see nagu ei ole, no see kõlab nagu natukene isegi absurdselt, et muidugi, loomulikult mõte on mõte, et noh, võib-olla mõtted ju tegelikult viivad tegudeni. Noh, jah, samas nii küll, aga noh, miks ei lähe teoni see sinu kole mõte, sa ei taha? Jah, võtta, aga see hirm vist toitubki sellest, et mis siis, kui mu tahe enam ei määra midagi, mis siis, kui ma kaotan kontrolli, sest tegelikult see on võimalik ja on ju väga palju inimesi, kes ei talitse ennast ja sellepärast noh, teevadki nagu mingeid väga ränkasid, väga koledaid tegusid, et kui lihtne või kui raske on tegelikult kuidagi see, et kas see klõpsatus, mis peas käib, kas see käib kergelt või see käib tegelikult raskelt, et vahel see hirm justkui vihjaks sellele, et see võib väga, väga kergelt käia. No, et kui sa juba seda suudad ette kujutada, et siis ju, mis ära ei ole, see asi nagu ära teha. No ette kujutada suudab kõik ja mõtle kas või nende inimeste peale, kes selle Walking Deadi stsenaariumi detailselt pidid ju kokku kirjutama, eks ole. Ja no kirjanikuna, noh, ma saan aru sellest, fantaasia ja reaalsused, mis see vahe on, aga sa ütled, et mõtted noh, tulevad ja lähevad, et mõte ei ole tegu ja et mõtted on nagu sinust mingid eraldi olevad asjad, et noh, me ju teame kõik, kuidas inimesed jäävad oma mõtetesse kinni, oma mõttemustritesse kinni, et kuidas astuda siis see samm oma mõtetest eemale nagu, kuidas seista oma mõtete kõrval vaatlejana, see on siuke nagu, see justkui viitaks mingisugusele zen praktikale, aga mis sind on aidanud või mismoodi sina suudad kõrvalseisjana nagu eraldada ennast oma mõtetest ja ennast oma tunnetest? Vaata, see ongi nagu keeruline, ega mina ei ole terapeut ja ei ole nagu professionaal nendes asjades. Aga ma küsingi, et nagu mis sulle on toiminud? Mis nagu mind aitab, ongi see, et nagu pigem tuleb rahu teha oma mingite mõtetega, et see, et tuleb pähe mõte, seal on nagu nii mitu kihti ikkagi vahel selle teoni ja olgem ausad, noh nagu igasuguseid koledaid asju juhtub maailmas, igasuguseid koledaid asju juhtub erinevate põhjustega, sa kunagi ei tea neid põhjuseid seal taga, miks inimesed ühte või teist teevad, see läheb selle
operatsioonisüsteemi taha, aga sa tead omaenda operatsioonisüsteemi mingis mõttes, vähemalt sa nagu oled õppinud seda aastakümnetega tundma ja sa nagu tunnetad ka ära selle, et nagu milline inimene sa tegelikult oled, sa tead, mida sa tahad teha ja mida sa ei taha teha. Ja tegelikult see, et sa seda nii väga kardad, see nagu näitabki osaliselt ka seda, et noh, olgem ausad, sa kardad seda ikkagi, mida sa ei taha teha. Et see noh, ma nagu enda peas seda ongi, et pigem on nagu see, et see mõte ei jääks sulle pähe kuidagi nagu kummitama sind, et sa ei muretseks, et miks ma sihukest mõtet mõtlen, et see ongi nagu see, et inimesed mõtlevad igasuguseid mõtteid, inimesed kirjutavad igasugustest asjadest, inimesed, ma ei tea, fantaseerivad igasuguseid asju ja see vältiv käitumine, et sa nagu nüüd blokeerid kõik vägivalla enda ümbert ära ja vot see nagu tekitabki seda ärevust juurde, et sa söödad seda hirmu endas, et ma olen selline inimene, kellel tuleks see kõik ära blokeerida või kuidagi, et noh, et see nagu ei ole see kasulik pool, et noh. Ja võib-olla siin on õppida midagi unenägudest tegelikult, sest et vaata unenägust pole mitte midagi. Ei ole või, oota, aga ma pakun välja ühe lähenemise, et selles mõttes, et noh, unenäod on ju nagu mingid elavad mõtted või et sa lähed nagu oma mõtete sisse täitsa ära, et sellest saab mingisugune uus reaalsus just nagu. Ma ei tea, see tõlgendus ei sobi absoluutselt mulle nagu kogu see unenägude värk, et unenäod on random asjad, mida su aju genereerib öösel ja hommikul sa ärkad üles ja su aju püüab seal mingisugust struktuuri leida. Aga see on tegelikult see random, see on sama hea, kui sa viskad mingisuguse, ma ei tea, teelehed põrandale ja sa hakkad lugema sealt mingit pilti välja. Okay. No, minu jaoks, aga see, eks ole, me ei tea täpselt, miks inimene und näeb, see on siuke keeruline teadus, et mida see aju täpsemalt seal teeb, aga noh, ütleme, tõlgendus, mis mulle tundub kõige mõistlikum, ongi see, et noh, aju nagu siis kas proovib läbi mingeid lahendusi, katsetab seal unes või ütleme, üritab mingit struktuuri päeva mõtetest leida või mida iganes, aga lõpptulemusena sina ise üles ärgates seda analüüsida niikuinii ei saa, sest sulle juba see hetk, kui sa ärkad, aju on teinud selle klõpsu ära, et ahah, see oli uni, eks ole, kustutame selle kõik ära või siis loome mingisuguse struktuuri sealt, et mida see kõik tähendas. Noh, sina oled juba seal see nii-öelda, see on nagu see kvantmehaanikas, et see laine kukub kokku, eks ole, see kvantlaine kukub kokku, et sa oled seda nüüd jälginud, sinu oma pea on seal mingi struktuuri loonud ja see ei ole enam noh, nagu sinu jaoks kuidagi kasulikult tõlgendatav. Aga noh, okei. Ei, minu jaoks ma tõin selle unetemaatika sisse sellepärast, et mulle näib, et siit on seda õppida, et vaata unes sa ei analüüsi seda une nägemist. On küll jah, see lucid dreaming praktikad ja asjad, kus sa suudad kontrollida seda unenägu, sa näed teadlikult unenägu, et und nähes sa tead, et sa näed und ja siis kasutad ära seda olukorda, eks ole, et sa hakkad seal ise seadistama seda, mida sa näed ja mida sa seal teed ja nii edasi, aga üldjoontes inimesed ikkagi lihtsalt näevad und, nad ei hinda seda kriitiliselt une nägemise ajal, nad hakkavad seda hiljem analüüsima, eks ole. Et selles mõttes võib-olla on unenäod nagu sihuke mõtete vaba maa mingis mõttes või et seal need mõtted on need, mis nad on ja jah, nad on täiesti random ja mis iganes, aga noh, me ju kõik näeme unes mingeid täiesti imelikke situatsioone, mingeid täiesti kohatuid olukordi inimestega, kellega muidu nagu üldse ei arvakski, et need olukorrad võiksid nagu pähe tulla või noh, et võib-olla sealt on seda õppida, et vaata unes need mõtted lihtsalt on ja need selles mõttes nagu ei muuda sind, ühesõnaga, et sa ei juhtu just eriti tihti seda, et sa näed unes midagi, mis siis nagu paneb sind reaalselt otsustama midagi nagu üliolulist elus, näiteks ma ei tea, tulen töölt ära, sest nägin unes, et ma tulin töölt ära, noh, et kui sul juba reaaleluliselt ei ole nagu mingisugust nagu seda mõtteprotsessi nagu alustatud, et siis uni nagu ei dikteeri selles mõttes sinu nagu argiseid otsuseid, vaid see on lihtsalt mingisugune imelik trip öösel. Võib-olla need mõtted, mida me niimoodi ärkvel olles kardame, et võib-olla tõesti selles mõttes võib ka neile läheneda kui järjekordsele nagu unenäole, mis su peast läbi käib. Saad aru, et see ei ole mingi asi, mis sind nagu defineerib, mis määrab sinu, ma ei tea, elukäiku, et see lihtsalt on, et vaata seda nagu sa vaatad unenägusid ja võta sealt, mis sa tahad võtta või mis sa oskad sealt võtta, aga kokkuvõttes
see tõeline lucid dreaming toimub ikkagi praegu siin, nüüd, kus sa oled ärkvel ja siin sul on tegelikult valikuvõimalus. Kas sul praegu katus sõidab? Ei, vist ei sõida. Kas praegu sul on kas sul on kunagi see katus niimoodi väga ära sõitnud, eks ole, kas on ohtu? Jah, et kas mul on praegu võimalus haarata köögist nuga? Jah, on, kas ma teen seda? No ei, sest mul on võimalus ka seda mitte teha, et kui sa nagu hindad seda olukorda sellena, mis ta nagu on tegelikult ja sa näed, et sa ei ole tegelikult praegu seestunud, on ju, ja kuidagi leiad sellele kinnitust, keskendud sellele, siis ju nii ongi. Nii et ühesõnaga praegu nüüd ootab mind ees tegelikult see suur küsimus, et me lõpetame nüüd salvestamise, ma sõidan Haapsallu koju, kas ma vaatan Walking Deadi 7. hooaja teist osa või ei vaata? Äkki läheb asi paremaks? Äkki läheb, sest et ma olen näinud netist nüüd pilte, et seal tuleb mängu uus karakter, kes on siuke hallipäine rastamees, kellel on keti otsas tiiger. Minu soovitus, mitte Walking Deadi otsas. Kui sind painavad mõtted, kui see on tõesti raske olla, sind painavad mõtted, on olemas väga häid terapeute Eestis, kellega kontakteeruda ja kes tõesti aitavad. Nagu ütleme, kui keegi kuulab meid ja tunneb, et meie diskussioon kuidagi nagu tekitas temas muret või on tal varem igast muremõtteid olnud või mida iganes, et tasub kindlasti rääkida, on väga häid professionaalne. Uurige peaasi.ee lehelt kas või näiteks. Ja kas või, ja see on tõesti väga lihtne ja arukas soovitus tegelikult ja ma ka ei tahaks üldse nagu enam toita seda igati iganenud stereotüüpi, et sa pead terapeudi juurde minema siis, kui tõesti juba, ma ei tea, sul kolbast nagu tükke kukub maha, et see on nagu väga puhtalt siuke enese korrastamise, nagu oma vaimse hügieeni, oma vaimse tervise eest hoolitsemine on sama vajalik asi nagu, ma ei tea, hammaste pesemine. Korra aastas võiks hambarstil käia, perearstil käia ja kui muud vajadust ei ole, et siis vähemalt korra aastas võiks ka korra teraapias käia. Ja just, et mina saan siin tasuta sükest pseudoteraapiat Ivo Krustokilt õnneks 2 korda kuus. Ärge mind terapeudiks võtke, palun, ma ei ole professionaalne inimene. Mina saan soovitada teile ainult seda, et te kontakteeruda professionaalsete inimestega, kui... Jah, see, et sa ei ole professionaal, seda joonib alla kas või tõsiasi, et sa häbitult salvestad meie neid teraapiaseansse, paned neid internetti üles, üritad mingit kasu lõigata sellest, et see läheb ikka räigelt ma ei mäleta seda virinat nagu alguses, kui ma alustasin. Eetika vastu, ma ei virisegi, see kõik on tasuta, mulle meeldib. Mul on üks soov veel. Soov, mitte soovitus. Mitte soovitus, soov meie kuulajatele. Me tahame, et te meid natukene toetaksite sellega, et te promote meid. Me mõtlesime, et me teeme siukse kuulajamängu, et te teate, eks ole, Facebookis niisugused jagamismängud ja me mõtlesime, et nagu see on võib-olla natuke siuke, et mis me hakkame nüüd neid like loendama seal, et me ei tee üldse midagi nii keerulist. Rääkige meie podcastist mõnele oma sõbrale või tõesti jagage Facebookis meie lehekülgi, meie podcast ja rääkige, miks see teie arvates on äge. See on siuke aus värk, kui te ei taha, ärge üldse tehke. Lihtsalt, kui te tunnete, et meid on lahe kuulata ja kellegil teisel võib ka olla lahe, et siis jagage seda informatsiooni. Ma usun, et te niikuinii olete seda teinud, aga nüüd on selline väike värk juures. Kui te seda teinud olete, näiteks jaganud Facebookis või rääkinud sõbrale, kirjutage meile e-mail. Ütelge, et teate, tegin nii. Rääkisin sõbrale täna hommikul, koos läksime tööle või kooli ja ütlesin, et kuula popkulturiste. Et see ongi juba nagu siis see osalemis-tuusik meie kuulajamängus ja kõikide nende vahel, kes meile selle kirja saadavad, see kiri ongi see oluline. Sa võid valetada meile ka, tegelikult ei rääkinud, aga kirja saatsid ikka, whatever. Jim ütleb teile nüüd, mis te saate? Auhinnaks on minu värske raamat Armastuskirju teatrile, mille ma signeerin, kirjutan sinna sisse, võin joonistada sinna sisse. Väga hea. Ühesõnaga, nagu Ivo ütles, see mängureeglid on väga lihtsad, me üldse ei suhtu asjasse kuidagi nagu rangelt ja kontrollivalt tõepoolest. Kuidas iganes te seda meie toredat saadet kellelegi soovitate, olgu see Twitteris, Facebookis, Snapchatis, minu poolest kus iganes, kirjutage graffiti, Pika Hermanni tippu, mis iganes. Ärme kutsu üles kuritegudeks. Et lihtsalt andke sellest hiljem meile teada ja raamatu võitja siis hõikame välja juba järgmises osas. Nii et aega on umbes 2 nädalat ja praegu on meil käes novembri algus, nii et novembri keskpaigas umbes saab üks lojaalne
kuulaja hakata lugema ühte väga head raamatut. jah, raamatut, millest te juba täna tsipakest kuulsite. jah, ja no ettevalmistavalt ma ütlen, et tegelikult see raamat ei keskendu väikeste tütarde trepist alla viskamisele, vaid teema on laiem. Ja see võib teie elus aidata kaugemalegi jõuda kui Mihkel Raua uus raamat, nii et... No nüüd sa käisid küll kõva veksli välja, aga noh, äkki tõesti